Mulle jõudis lihtsalt ühel ilusal päeval kohale, et I'm done. Et mul on maal elamisest villand. Aga kui tihti võivad suhted sellest katki minna, et otsitakse põnevust ja selle asemel, et leida koos seda põnevust, mida koos põnevalt teha ja midagi oma elus edasi liigutada, otsitakse kedagi teist selle asemel. Mingi kriteeriumi järgi võiks öelda, et see oli raske. Aga kas teie jaoks on normaalne see, mis on tavaline? Või see, mis on normaalne? Kui ma tulin noore täiskasvanuna kodust ära, siis tegelikult mu side emaga katkes, kui ma olin võib-olla 20 või midagi sinna kanti. Selle aasta alguses siis tuli ema tagasi mingis mõttes minu ellu ja sellele eelnes see, et mina ise tegin suvel selle otsuse pool aastat enne, et okei, ma olen nüüd valmis oma emaga kohtuma. Majast korterisse oli väga-väga hea samm. See on ikka korralik reha. Sul lihtsalt ei ole muud varianti, kui teha see valik, nagu mis asja sa hoiad seal voodi all sahtlis oma mingi üle-eelmise aasta märknike, kus igal pool on üks ja sama jutt. Konks on selles, et me kunagi ei tea, kuidas see läheb. Ja võt see annab nagu julguse valida see muutus, sest mõtled, et mis seal ikka siis on ja? Mis on see muutus praegu sinu elus, mida sa tegid, kus sa ühelt poolt võiks vaadata, et on täpselt sama vana jama, aga tegelikult on uus. Et kui me läksime igat päev nii, et see on nagu viimane päev, siis tegelikult ma ei muudaks praegu mitte midagi. Vaata, kui lihtne on unistusi täita. Ma olen terve selle pool sellest podcasti tegemise ajast vähemalt jauranud sellest, et ma tahan endale neid laua mikrofone ja palun, siin nad on. Mis siis, et nad ei ole minu isiklikud, aga nagu kunagi Marlen Annabel Kubri ütles, vähemalt minuni tuli läbi tema see lause. Selleks, et nautida, sa ei pea omama. Nii et tere tulemast ja podcasti julgus valida muutust kuulaja ja vaataja. Episood 47 on sinu ees ja täna on sinu ees Parkerid! Juhu! Tere tulemast, abikaasa Harri. Tere tulemast, abikaasa Parker. Me oleme täna siin, sest me oleme valinud jälle muutust. Mitte, et me seda iga päev ei teeks, aga kuidagi praegu korraga päris palju suuri muutuseid. Ja esimene muutus kõneles siin täna minu paremal käel. Kui me sättisime ennast siin istuma ja siis sa ütlesid, et patja oleks selja taha vaja, et koor on kuidagi valusavõitu. Milline muutus selle tingis, et su täna nagu keha endast märku andab? No ma läksin eile korraliku trenni ja ma tegin seal nii-öelda NATO testi, mis on siis hea koht, kus lihtsalt vaadata üleüldist füüsilist, mille sees on nii jõuosa kui siis kardio ja siis kuna seal tuleb ikkagi maksimum endast anda, siis nüüd ja kuna ma ei ole enne seda jälle mingi 1,5 kuud trennis käinud, siis annab tunda keha, et ma ole ammu trennis käinud. Tuleb jälle regulaarsemalt seda tegema hakata. Miks sa valisid selle? Sellepärast ma tahan rohkem treenida. Ja see, kuidas ma leidsin selle hetke oma juhendaja, oli väga nagu inspireeriv minu jaoks, et nüüd ettevõtliku mehe konverentsil käis Priit Meier jagamas enda teadmisi asja, see väga kõnetas mind ja miks mitte vahepeal vaadata, mis erinevad inimesed räägivad ja kuidas nende suhtumine oli ja mulle väga meeldis, et ta esialgu vähemalt rääkinud kalorid sisse, kalorid välja, et suhtumisest ja ta on üldiselt avatud olnud ka minu elustiili mõtetele, kuigi ta ikkagi vahepeal nagu räägivad, kui me tahame kaalu langetada, mis see kalori defitsiit on oluline, mida mina ei usu, aga ma saan ka aru, et sellist trenni nagu meile tegin ja sellised tulemused meile tegin, mu organism hetkel võib-olla ketoosis ei teeks, sellest, et mu südamerütm oli konstantselt mingi 180, mis ühelt poolt on palju ja see on ka üks asi, millega ma pean trenni tegema, miks ma trenni tahan teha just kardio poole pealt, mida ma ei ole nüüd mitte kunagi teinud, siis et ma saaks oma südamerütmi natukene allapoole, et mul HRV ja need asjad on nagu paremad ja resting heart rate võiks madalam olla, aga lihtsalt ongi mu koormustaluvus, et ma talun palju, aga ma taastun nõrgalt, et juba sellise lühikese ajaga, palju sa Priidu trennis oled käinud mõne korra, siis juba selline järeldus. Nii et Priit Meier, daamid ja härrad, kui soovite, otsige üles Instast või Facebookist ja saate omale jälle uue trenni kogemuse. Me oleme siin läbi aastate erinevaid treenereid katsetanud ja teinud nendega koostööd. Ja vaata huvitav on minu jaoks ka see treeneriga kuidagi nii, et mingi hetk on nagu link ja teeme koos ja siis minu viimase treeneriga ma sain aru, et see, mida ta sotsiaalmeedias jagama hakkas, rääkis midagi, mida ta varem ei rääkinud ja see minuga enam ei resoneerunud. Ja siis kuidagi see jäigi tahaplaanile ja siis tuleb jälle järgmine, et see on see sama asi, et julgus valida muutust, et kui sa oled valinud endale treeneri või ma ei tea, mis iganes partneri, mingisuguse töö, koostöö ja asjad enam ei toimi. Oota, kuula lõpuni.
ja siis sa saad tegelikult olla julge ja valida muutust küll, et ühest küljest võib-olla see on selline asi, mis võib tunduda siuke, et oota, aga siin liiga kergelt annad alla ja muudkui lähed ja vahetad. Aga kas ikka on alati nii? Mis siis, kui mõlemat moodi võib olla? Siinkohal ma kindlasti kommenteeriks see julgus valida muutust. Ja millest see tegelikult täna saade sai aiendatud sellest muutusest on ka see, et väga tihti nagu ka, kuhu me jõuame pikemalt laiemalt täna rääkida, on see, kuidas teised suhtuvad sellest, kui sina teed muutuseid. Ja vahepeal lihtsalt äge teha lihtsalt muutust, lihtsalt nagu teha selleks, et muutust teha. Ja ma saan treeneri puhul ka, et mul ei olnud mingit nagu probleemi eelmise treeneriga, mulle väga meeldis. Martin Pukspuusis, kes ka väga hästi mulle kavasi tegid, mind toetas ja kõik seda. Mind ka. Aga mis on see, et see, kui aeg on üks ja sama, siis vahepeal tekib põnevust on vaja, siis lähed otsid uut. Et mitte sellest, et eelmine ei toimis. Kas partnerid ka või? Ei, aga lihtsalt ongi see koht, et kus on nagu, see ongi see koht, et mis tegelikult võib-olla on huvitav meie pool, ongi see, et see põnevus otsimine, et kui me räägime, et ma ka oma kireprojektis, kui ma räägin tervisest ja toitumisest ja kõik sellest, me räägime väga üks oluline põhjus, miks inimesed tarbivad asju, mida võib-olla ei peaks tarbima, on see, et nad otsivad põnevust. Ja võib-olla ka nagu siin ma lihtsalt disclaimerina, et ma ei ole arst, ma ei anna meditsiinist nõu, ma ei ole suhteterapeut, ma ei anna siin teraapiast nõu, mitte midagi sellist. Aga kui tihti võivad suhted sellest katki minna, et otsitakse põnevust ja selle asemel, et leida koos seda põnevust, mida koos põnevalt teha ja midagi oma elus edasi liigutada, otsitakse kedagi teist selle asemel. Et ma selles suhtes ka treeneri puhul ma näen, et see samas, ma otsingi nagu muutust, ma otsin mingit teistmoodi ja võib-olla ma oleks ka saanud eelmise treeneri juures või ma oleks saanud mingis muus eluvaldkonnas. Lihtsalt praegu tänu asjade kokkusattumise käies seal ettevõtliku mehe konverentsil, mida Timo Porval korraldab, mis oli ülimalt äge üritus, ma loodan, tuleb veel. Et kirjutage talle, et ta kindlasti välja korraldaks ja selle koha pealt ongi need asjad, mis tulevad ja need on mingid uued ja teistsugused asjad ja võib-olla mingi hetk on ka see ei toida ja on järgmist uut asja, sest põnevus ja variatiivsus on üks 4 põhiinim füüsilisest ja bioloogilisest vajadusest, millest ka Tony Robbins räägib, et ja ma näen seda nii toitumise puhul kui ka üldse eluvaldkonnas, et kas meil on piisavalt põnev ja ma olen näinud seda oma kolleegide puhul, kes lähevad töölt ära, sest nad otsivad midagi uut. Mina olen 14 aastat varsti ühes samas kohas töötanud ja mul on pidevalt midagi uut, kogu aeg midagi toimub ja lihtsalt ongi see koht, et kas me näeme seda. Just hiljuti ma lõpetasin oma esimese aasta Holistic Instituudis ja seal ma ka avastasin kõige suurem mure, mis minu enda elu pool oli see, et ma ei pannud tähele asju ja ma arvasin, mind ei panda tähele. Ja kui ma sain sellest aru, et see on tegelikult minu enda tähelepanu küsimus, siis nüüd ma näen palju paremini ka kõigal pool mujal neid asju oma elus, oma toitumises, oma suhtes partneriga, tööl, trennis, et panna tähele neid asju, mis seal on ja mida ei ole. Ja kui ei ole, saab muuta, saab luua ja see ei tähenda seda, et ma pean nüüd partnerit vahetama, ma saan ju partneriga koos midagi välja vahetada. Kas ikka on alati nii, et ei ole midagi seal? Võib-olla on see täpselt nii, nagu sa ütled, et see on olemas, aga ei pane tähele, sest kuidagi endal ei ole seda kohta, et võtta midagi vastu. Aga ärme räägi ümmargust juttu, see ei ole selline podcast. Päriselt mingi asja puhul, mida sa oled märganud viimasel ajal, ükskõik mis valdkonnas, kus sa saad aru, et aga see on kogu aeg seal olnud, aga ma lihtsalt ei osanud. Ma ei osanud või ma ei näinud varem või ma ei lubanud endal seda tähele panna. No konkreetne need oligi mu tähelepanu mu isa poolt, et mina otsisin tema tähelepanu endale, et ta märkaks mind, mida ma teen, et nüüd läheks asjaks korda. Tervitasin mu emale, kes keda kindlasti kuulab siis pärast, et ma ei pannudki tähele neid asju ja selle asemel, et nagu jäädegi nagu kinni sinna. Nüüd ma näen seda, et aga kui ma ise tähelepanu pööraks need asju, mis kõik olemas on. Ja võib-olla meie nagu soovi mingitel asjadel tulenevad kusagil mujalt, kaasa arvatud telekast, reklaamidest, filmidest, milline on see õige isa-poja suhe, eks ju, milline see peab olema. Kes määrab selle? Ja nüüd, kus ma märkan neid asju, mida me kõik koos oleme teinud, mida ta mind õpetanud on, mismoodi ta minu eest hoolt kandnud, kõik need asju, siis see armastus ja see hool on seal nii sügav. Aga lihtsalt, kuna see ei vastanud sellele mallile, mida ma kusagil mingit filmidest ja raamatutest või YouTube'ist näinud olin, siis mina nagu tundsin, et mul ei ole sellist armastust, nagu ma ta soovin, aga tegelikult tuli veelgi parem asi, lihtsalt ma ei pannud seda tähele. Et see on see konkreetne näide ja sealt tulebki nagu see tähelepanu sellele, et millel me siis nagu muutust vajame. Sest enamasti see põnevusvajadus on üleüldine, et meil oleks elus põnev, et meil oleks midagi ägedat, kogu aeg toimuks midagi. See, kuidas me seda täidame, on meie enda valida.
ja see, kui inimesed valivad seda teise partneri endale leida, siis see on nende valik. Aga minul ei olnud sellist soovi, et ma otsin endale uut partnerit, et sellepärast endale põnevust luua. Ma olen leidnud need muud moodi, vahetades omale treenerit, leides uusi väljakutsed selle koha pealt, tööl väljakutsed, uued väljakutsed mu coaching'u Wildfiti maailmas, kõige selle koha pealt nagu. No muuseas veel see, et me kahekesi koos otsustasime valida muuta oma kodu. Jah, aga see ongi see koht, kus on need ühised muutused. Aga see ongi see, et kui mina otsin nagu põnevust, siis ongi ühelt poolt need ühised muutused, millest me siis räägime oma elukoha vahetusest, aga ka need väiksed asjad, sest mõnikord, kui me läheme uude kohta trenni või tuleb tööle uus projekt, siis me ei pane tähele, et see on uus. See on põnev ja äge, vaid ma arvan, et see on sama töö ju. Ja seal tuleb veel see koht, et siis tahaks teha seda uut asja samamoodi, nagu alati on tehtud. Mis siis, et see uus projekt võib tulla mingi täiesti teistsuguste võimalustega. Ja seda saaks teha teistmoodi ja see läbi selle kasvada ja laieneda ja avastada endas uusi külgi. Aga võt see... Mis on see muutus praegu sinu elus, mida sa tegid, kus sa ühelt poolt võiks vaadata, et on täpselt sama vana jama, aga tegelikult on uus? Ei, jama sõna ma siin üldse ei kasutaks. No, see on olnud hästi selline teadlik valik, aga tõesti sellise väikse muutuse mu elus tegin. Astusin ettevõtja kingadest edasi palgatöötaja kingadesse ja ma ütlen edasi sellepärast, et minus oli hästi tugevalt see koht, kui see tööpakkumine lauale tuli, et kas ma nüüd lähen tagasi, et kui ma tulin 4 aastat tagasi palgatöölt ära, siis mul oli tõesti see, ma mäletan, ma jalutasin metsas ja see otsus tuli kuidagi läbi minu üleni igast keharakust, et ma rohkem niimoodi päevatööle ei lähe kellast kellani. Ja niimoodi oli ja see kandis mind 4 aastat. Aga kuna praegusel hetkel on aitäh, abikaasa sättis mikrofoni, nagu ta ikka poputab ja hoiab mind. Aga tagasi teema juurde, siis praegusel hetkel oli see nagu päevatööle minek nii õige asi õiges kohas, sest see on pikk lugu ja kui sa tõesti tunned, mida võiksin jagada, siis küsi, nii on ju väga äge mul enda vastata. Mida ma tahaks jagada, seda ongi see, et ametikoht on nüüd tegelikult sama. Jah, ma läksin suhteliselt samale töökohale, mis ma siis kunagi tegin. Müügijuhtimine on minu üks selline kirg olnud, mulle see meeldib ja sobib ja ma juba sain aru, ma olen 2 kuud olnud nüüd tööl, ma ei ole seda jaganud, sest mul oli enda sees ja jätkuvalt on selline otsus, et kui mu see katseaeg siis saab läbi, et siis ma teen sotsiaalmeediasse sellest teekonnast ühe postituse. Aga alustame siis podcastist, kes kuulab, see saab selle info siit kätte. Ja ma selle lühikese aega olen saanud väga-väga palju taipamisi, miks ma läksin edasi-tagasi, ma ei teagi, kumb see siis on, aga uuesti päevatööle. Ja päevatöö minu mõistes tähendab siis seda, et ma olengi ettevõtte palgal töötajana iga päev siis 8:30 ja võtan vastu siis sellest nagu oma kuupalga. Et selline, mõni ütleb selle kohta palgatöö, vaatame. Kuidas... Aga see, mis on nagu oluline, ongi selle juures see, et sama see põnevus ja muutus, et võib ju mõelda, et see on täpselt sama töökoht, teine ettevõte, aga sama tegevus, samad kliendid, samad asjad. Aga samal ajal see on ju muutus sellega, mis vahepeal oli ja tegelikult on see muutus ka sellega, mis kunagi oli. Jah, kõik on muutunud. Esiteks võiks öelda, et see, mis on justkui väljaspool mind, on ka muutunud. Ettevõtte struktuur on muutunud ja juriidiline keha ja muist inimesed on muutunud ja nii. Aga teisest küljest võiks öelda, et see on kõik sama. Selle 2 kuu jooksul, mis ma täna olen seal olnud, ma näen, et millise koha pealt mina täna seda kõike vaatan, kuidas ma sellele lähenen ja kuidas ma seda teen, see on täiesti teine maailm kui see, mis oli enne. Ma olen jaganud seda oma sellel vahepealse ettevõtja tee jooksul, et mulle tundub, et suured laevad pööravad aeglaselt, et kuidagi see mindseti koht, et ma olen olnud nii selle palgatöötaja mindsetiga sünnist saati, sest ei ole mul olnud peres ühtegi ettevõtjat ega eeskuju, kelle järgi üldse kuidagi teisiti võiks olla. Vanemad käisid alguses kolhoosis tööl ja pärast siis majandis ja siis juba peeti oma majapidamist. Ja selline asjade loomulik käik tundus, et sa lõpetad kooli ja siis lähed kuskile tööle. Ja mina olengi osanud olla ainult palgatöötaja. Ja see tundus mulle normaalsus, kuni ma lihtsalt väsisin ära sellest 4 aastat tagasi ja siis ma tegin selle otsuse, julgus valida muutust, tulin sealt ära. Võtsin aasta ise endale ja siis alustasin oma ettevõttega, alguses tegin turundusteenust ja siis, sest turundust ma olen õppinud ja see oli mulle tuttav, siis tuli mu ellu coaching, õppisin coachiks, tegin seda ja kuidagi selleks eelmiseks suveks või sügiseks ma jõudsin sellisesse kohta, et kõik mu projektid nagu vaibusid
ja ühel hetkel oli see koht, aga mis ma nüüd edasi teen? Ja siis vaata, kui sul on selline imeline abikaasa, kes ütleb, ja kullakaera, siis teegi mitte midagi. Ja siis ma praktiseerisin seda mitte midagi tegemist ka nii hästi, kui ma oskasin. Eks siin kupli all ikka käis kogu aeg, et mis must saab ja kuidas ma ja mis edasi. Aga huvitav on see, et nagu selles elus sellel perioodil ei rullunudki lahti mingisugust järgmist etappi, kuni tuli see päevatöö pakkumine. Ja siis mul oligi see koht, et kas ma võtan selle vastu või ei võta ja ühesõnaga ja siis, kui ma võtsin selle vastu ja juba läksin sinna ja juba olin seal siis esimene päev ja teine päev ja esimene nädal ja teine nädal ja Harri on kuulnud iga päev erinevat juttu, üks päev on, issand, kui äge, mul on nii hea meel, et ma olen tagasi, mis ma kõik seal teha saan ja on nii äge energia ja siis järgmine päev on see, et oh my god, et nüüd on seda kõike nii palju ja ma olen nii väsinud ja ma ei taha ja miks ma tegin seda ja siis ma lihtsalt olen niimoodi vimbelnud siin, vot selline muutuse koht, et ma praegu tagasi vaadates selle peale, ma saan jälle öelda, nagu kõikide teiste suurte muutuste puhul ma elus, kui ma oleks teadnud, et see on nii kuradi raske, ma võib-olla oleks nagu pikemalt mõelnud. Aga konks on selles, et me kunagi ei tea, kuidas see läheb. Ja võt see annab nagu julguse valida see muutus, sest mõtled, et mis seal ikka siis on ja. Ja võib-olla 4 kuu pärast või aasta pärast. Vaatad tagasi ja siis saad aru, see oli üldse raske. Jah, mõttes see raske sõna on üldse selline, ma saan aru, et sellises enesearengu maailma keerises, kui ma siin mõned aastad tagasi olin, siis ma vahetasin need sõnad kõik oma sõnavarast välja. Ei olnud probleeme, ei olnud raske. Ma saan aru, et asjad lihtsalt on. Igaüks tõlgendab ise ja igaüks annab tähenduse ise ja mida ma selle raskega, miks ma seda ütlen, on see, et ma olen väga palju oma elus ilustanud asju. Näiteks lapsepõlve. Mul oli ju riided seljas ja söök oli laual ja vanemad ka olemas ja et mis siis ikka on ju. Aga tegelikult emotsionaalselt see oli raske, sest ma olin oma peres, tundsin ennast üksi ja läheduse puudus ja mis seal kõik oli. Ja ma tegin seda ilusamaks ja siis ma ei öelnud selle kohta, et see oli raske. Aga täna ma lihtsalt olen ise enda vastu aus ka ja ma võtan üha rohkem oma elus neid kohti vastu, kus mingi kriteeriumi järgi võiks öelda, et see oli raske. Aga kas selle ongi nende, mis meil lõpetatud on lapsepõlves kõik sellest ja kui te tahate seda mingis podcastis kuulda, siis kindlasti Liisi saab jagada, see ei ole selle podcasti teema just. Et kui nendest muutustest rääkida. Aga ma võin anda väikse, see ei mahu siia saatesse. Täna meil on selline piu-pau muutuste lugu ja me oleme otsustanud seda koos jagada. Aga lühidalt lugu on selline, et Holistika Instituut juba käis läbi, on ju. Sina tegid 1 aasta läbi, lähed jätkad teises ka. Minul on siis tehtud 2 esimest aastat nii-öelda seal peaaegu 3 aastat kokku ja üks minu õpetajatest ütles selle, sõnastas minu eest ära nagu jälle, ma ilustasin, rääkisin, et mul ikka oli kõik olemas. Ja siis kui ma rääkisin oma lapsepõlvest ja kuidas ma ennast seal tundsin ja mis huvitav situatsioon on olnud vanematega, siis see õpetaja ütles mulle, et sisuliselt sa olid orb. Et sul ei olnudki lapsena vanemaid. Siis mul nagu oli jah niimoodi. Ehk pikk jutt lühikeseks 3 aastat tagasi vist oli näiteks, ma võisin öelda, et mu elus pole ei mu ema ega isa. Järge saage valesti aru, mul on isa olnud sünnist saati, mul on imeline isa, kes on kasvatanud mind, on nagu mega äge mees. Aga siin loos on veel üks tegelane, kes on siis minu bioloogiline isa ja tänaseks on kõik loo osapooled ilusasti vastu võtnud selle, et see lugu võib tulla päevavalgele ja siis ma valin seda jagada ka, aga ühes teises saates. Plus on minu ema, kes kindlasti see saadet kuulab, tšau ema. Just mõlemad emad kuulavad. Emaga on meil selline huvitav hinge kokkulepe, kui me siia kehastusime, et mina kehastusin tema tütreks, tema minu emaks, meil oli selline hästi nukiline koosolemine esimesed 18 aastat minu elust, erinevatel põhjustel, millest ma täna üha enam aru saan ja millest mu ema ka väga palju mul on jaganud ja tema on omad järeldused teinud ja asjadest aru saanud, aga kui ma tulin noore täiskasvanuna kodust ära, siis tegelikult mu side emaga katkes, kui ma olin võib-olla 20 või midagi sinna kanti ja oligi katkenud kuni siiamaani, et selle aasta alguses siis tuli ema tagasi mingis mõttes minu ellu ja sellele eelnes see, et mina ise tegin suvel selle otsuse pool aastat enne, et okei, ma olen nüüd valmis oma emaga kohtuma. Ja üks asi vist teiseni ja me kohtusime ja mu ema on mingi mega enesearengu naine, sest kui ma lihtsalt kuulasin, mida ta räägib, siis ma olin nagu vau. Et veel kord sinna. Ja inimesed muutuvad. Ma ei tea, kas inimesed muutuvad, aga aru saamised ja nüüd on jälle küsimus ongi see, mida muutus tähendab. Et mina nagu sama asi ka nüüd see töökontekti nüüd tagasi olles.
siis ongi see, et mina olen ühes kohas, ma ei ole kunagi tööle kandideerinud, ma ei ole ühessegi töökohta kandideerinud, ma läksin lapsena kilerulli lappima, mulle pakuti seda, ma olen trimmerdanud, siis ülikõlal pakuti mulle laboris töökohta, siis mu kursavant pakkus mulle töökohta oma ettevõttes, mis ta lõi, ja ma olen siiamaani seal ettevõttes. Ja siis vahepeal nagu küsitakse, et nagu mida ma seal nii kaua teen. Aga see ongi see kogu aeg muutub. See, kus me näeme seda, minu positsioon on muutunud, minu tegevused on muutunud, praegused, kes ma olen seal tegevjuht, kes korraldab igapäevaseid tegevusi, ma olen projektijuht, ma olen insener, see on, kogu aeg on põnev, kogu aeg on uud, ja nüüd meil hiljuti oli siin erinevate projektidega tulid uued projektid sisse, millega tuleb tegelema, tuleb vaadata, kuidas kõik tehtud saab, et sellest ma olen oma insener töökohale väga õnnelik, ja kui inimesed nagu räägivad sellest, see ongi muidugi on hetki olnud, kus on raske ja keeruline olnud, ma kasutan sõna raske, kus ma olen mõelnud, et nagu nüüd ma enam ei suuda või oligi näiteks eelmine aasta, kus ma mõtlesin, ma põlen läbi ja ma lähen haiguslehele ja ka sealt tulin läbi ja tegelikult ei olnudki vaja, sellepärast, et seal jällegi sama asi, et kui sa ei pane tähele asju, mis seal tegelikult toimuvad, sa ei pane tähele asju, mis sul tegelikult vaja on ja lihtsalt, muidugi oleks lihtne vahetada lihtsalt töökohta ju, kandideerida kuhu mujale, võib-olla saada isegi natukene palka juurde, võib-olla isegi vähem austamispositsioonid, kuhu lähed, vahel mõtled, ma lähen poodi poemüüjaks, jah, palk on väike, aga ma ei pea mõtlema enam, ma ei pea tegelenud asjadega, ma lihtsalt tõstan asju ühes kohas teise või nagu lähen laotööliseks. Ei, seal lähe on ju. Ja tegelikult ei lähe, just ma tahan ju neid asjad, mulle meeldib aga seda võiks valida ka, mingid väga lihtsad tööd, kus aju ei pea üli palju kasutama, mitte kuidagi halvustades neid ametikohti. Sellepärast, et see on ka kogemus. Ja arvatavasti mingis töökohas, mis tundub minule küll siuke, see on lihtne asi, kui ma seda teeksin, see ei oleks nii lihtne. See ei oleks siuke, sest mina ei ole seda teinud, see, mida ma praegu teen, tundub minu jaoks nagu mõlemas lihtne, aga samal tundub raske ka, sest seal on palju seda. Ja kõik see osa ja siis nagu, aga kui sa hakkad tähele panema, mida ma kõik teinud olen, mis erinevaid asju ma teinud olen, mul ei ole ühte sama päeva, 2 päeva järjest, nagu seda ei juhtu nagu. Ja see ongi see põnevus, mul ei ole vaja seda põnevust otsida kusagilt teisest ettevõttest, mul ei ole vaja seda muutust kusagilt teisest projektist, sest ma saan ise neid. Aga sa saad seda nii, et sa tegelikult teadlikult hoiad tähelepanu sellele ja sa vaatad, mis on teisiti ja mida sa saad teha teisiti. Aga see ongi ka, mitte ainult seda märgata, mida ma saan, vaid ka märgata neid hetki, kus see tundub nii monotoonne. Iga hommikul lähen tööle, teen sama asja, ikka projekteerin, ikka teen mingid, aga ei ole ju sama asi. Ühe korra ma projekteerin mingi poltliide, teine kord on kevisliide, 3. kord on mingi masin, siis on mingi rakis, siis need hakata tähele panema neid kõik asju, mida me iga päevas teeme. Kui me paneksime kirja kõike, mida me ühe päeva jooksul ära teeme, see tegelikult on müstiline. Ja see on see tähelepanu. Aga miks me ei pane seda tähele, mis sa arvad? Ma ei saa öelda kõik ei ole ühtemoodi, aga miks inimesed ei pane seda tähele? No ma ei rääkida, miks mina ei pannud tähele. Mina ei pannud sellepärast tähele, sest ma ootasin midagi muud. Kas võib olla, et sa sõitsid autopiloodi peal selle aja? Et mul oligi, sest ma olin seda teinud enne, ma teen seda uuesti, aga see ongi see koht, kus tuleb siia rolli mängima see osa, et mida ma siis tegelikult soovin, et mis on see kogemus ja kas ma saan seda kogemust või ei saa, see sõltub lihtsalt sellest, mida ma ise otsustan, mida ma ise loon ja sealt tulebki nagu see mängu, et kui ma teen lihtsalt iga päev ärkad üles, lähed tööle, teed asju ja kui sa ei pane tähele neid igat sekundit, igat minutit. Ja tänu sellele, et minu maailma tuli Wildfit, mille tõttu ma hakkasin hingamisharjutusi tegema, ma hakkasin mediteerima rohkem. Nüüd ma läksin Holistika Instituuti, kus me mediteerisime, kus me jälgisime, mis me enda sees toimub. Ja see kulmineeriski sellega lõpuga see, et ma panin tähele, mismoodi minu elu on läinud. Ja kus ma olen lihtsalt nagu ignoreerinud asju, sellepärast need ei ole sellised, nagu ma lootsin, nagu ma ootasin. Sama ka tööl. Ma olen 14 aastat tööl on, siis tekivad mingid ootused, tekivad mingid arvamused. Aga kui ma neid ei väljenda, kuidas peaks minu ülemus, kuidas peaks ettevõtte omanik saama neid täita, kui mul on ootused, mida ma ei ole öelnud. Ja nüüd olles tegevjuhi positsioonil, siis ma saan ju aru, väga tihti on ka see probleem, et saada aru, mida ka töötajad soovivad. Sest väga paljudel, kes on meil töölt ära läinud, neil on mingid mured olnud. Ja ma mäletan konkreetselt, see oli paar aastat tagasi, 5 vist või rohkem, kus inimene läks ära, kellega mina arvasin, et tal on kõik nüüd hästi. Seal oli mingid murekohad, me lahendasime need ära ja siis tuli välja, et tegelikult ei olnud. Ikkagi oli mingi probleem, ikka oli mingi asi, mis ei sobinud. Mina ei teadnud. Ja see ongi see, et temal oli see probleem. Ja kuna ta sai aru, ta lõi mulje, et sellega ei tegeleta, see ei olegi oluline, või see arv, see ongi siuke väike. Ja see on nagu nii huvitav, mida mu käest on küsitud, siis vahepeal neid perioode, kus ma olen mõelnud, et ma ei tahaks olla rohkem seotud. Ja ma ei tahagi võib-olla seda palgakõrjandust saada, sest siis ma saan siis mul on põhjus, mis ma ära lähen.
et noh, kui ma saan palgakõrgenduse, mul koheldakse hästi, siis ma ei saa luba, noh, kuidas ma see ära lähen, eks. Aga tegelikult ongi see, et kui ma küsin seda ja siis ettevõtte ja ülemus paneb tähele seda ja tasustab seda ja hindab seda. Aga samamoodi ka temal on iga päev samad asjad. Ja mis ongi see, et see niinimetatud normaalsus või see, mis on tavapärane, muutub nii tavapäraseks, et me hakkame otsima seda põnevust jällegi mujalt. Märkamata, kui põnev meil praegu elu on. Ja selle kohta on toitumisest mul Whitefieldist väga hea näide. Kui sa sööd, sul on niimoodi, sa nädal aega sööd, niimoodi, et sul on taldriku peal 7 erinevat asja, iga päev sama 7 asja. Siis on väga igav ja monotoonne. Aga kui sa sööksid iga päev ainult 1 asja ja 7 päeva erinevaid asju, see oleks palju põnevam. Kuigi kogus erinevates asjades on täpselt sama. Lihtsalt see, kuidas me seda jaotame, kuidas me seda tähelepanu pöörama, sest see, et meil on taldrikul 7 asja koos. See on 1 taldrik, iga päev sama taldrik. Aga kui meil on 7 asja, iga päev erinev taldrik, siis on, täna on see, et homme on teine, kohe on hoopis teine asi. Ja sama on minul tööl, selle eluga, ja siis ongi mingi hetkel, ma saan ka praegu aru, tagasivaatelt siis meie kodukoha vahetusele. Kindlasti oleks seal saanud ka luua muutust niimoodi, et me ei pea kodukohta vahetama. Aga meie valisime praegu selle teema. Ja see oli see, mis meile selle muutuse lõi. Aga ja selle otsustamine võttis ka aega. Aga miks sa arvad, miks inimesed üldse vajavad muutust? Kust see tuleb see vajadus pidevalt otsida midagi uut? See on inimvajadus. See millest Tony Robbins räägib, et need 6 inimvajadust, kindlustunne, põnevus, variatiivsus, tähtsus ja olulisus, armastus ja ühendus ja siis panustamine ja kasvamine, need on inimeses sees. Ja need 2 viimast, panustamine ja kasvamine on teadlikud valikud, teadlikud vajadused, mida me tahame täita endal. No, tegelikult inimesed lähevad väga tihti töölt ka ära sellepärast, et nad tunnevad, et nad ei saa enam kasvada. Kasvamine on nii oluline osa meile. Aga need 4 esimest on mõnes mõttes nii meie kehas, meie psühholoogias ja füsioloogias kinni, et kui me teadlikult neid ei täida, siis me alateadvus hakkab looma olukorda, et need täituksid. Võtame kas ehte, mida me ka toitumises kasutame, on see, et kui väike laps on poes vanematega, kärus istub seal, ja mingi hetkel vanemad lähevad asju tooma, lapsel on igav seal, ta tunneb, et ta ei tea, mis toimub, tal ei ole kindlustunnet, ta ei ole oluline, sest lapse ema läks minema, ta tunneb, et ta ei ole armastatud, mis ta teeb, hakkab karjuma, hakkab nutma, kuidas talle pööratakse tähelepanu, ta on tähelepanu keskpunktis, ema tuleb ja kallistab teda ja armastab teda, ta on kindel, sest ta on juba varem ennem nutnud ja siis on tuldud, järgi on kindel, et nii saab tähelepanu. Ja samal on põnev ka, sest ma ei tea, äkki seekord äkki keegi rõõmu peale, sellepärast et ma nudan. Ja kõik 4 vajadust on koheselt täidetud. Ja me teeme alateadlikult kogu aeg seda, et me tahame need täidetud oleksime. Ja see lihtsalt on selles suhtes, kuulates Tony Robbins, kes on selle enesearengu valdkonna inimeste coachimise, toetamisega tegelenud nagu vist juba üle 50 aasta. Need mustrid on seal ja see on kõigil meil. Need ongi mõnes mõttes, samamoodi on meil bioloogiline vajadus, meil on vett vaja juua, meil on vaja hingata. Kõik sellised vajadused, need on lihtsalt. Ja hingamisega on ka, kui me ei paku oma kehal hingamist, läheme vee alla, hoia mingi kinni, vahet ei ole, kui palju me tahame tahtejõuga ennast kinni hoida. Me keha leiab võimaluse ja hingab sisse. Kas või uppudes, aga ta vähemalt hingas sisse. Ja siis me upume. Et sellepärast ongi, et need asjad keha lihtsalt tahab ja need oleks täidetud. Ehk siis ei ole mõtet ka maha suruda seda muutuse soovi, vaid nagu kui ma siin kuulan ja ka enda kogemusi peale mõtlen, siis mulle tundub, et selle võiks niimoodi kokku võtta, et see on kuidagi meie sees ja loomulik, sest et kasv ja areng on tegelikult ju loomulik osa inimese elust siin kehastuses. Me ei ole ju tulnud siia lihtsalt nagu vegeteerima, aga vaat see koht on oluline, enne kohe saad rääkida edasi, et see koht, kus aru endale päriselt nagu ausalt otse vaadata, et kas ma tahan seda muutust selle pärast praegu, et millegi eest põgeneda, millestki välja pääseda, midagi hirmsasti meeleheitlikult saada, või on see äratundmine sisemine, et aga nüüd on tegelikult vaja muutust teadmata, mis sellest saab, kas sa saad midagi, kas midagi tuleb, kõik see koht. Mina näen seda niipidi, et see muutus tuleb nii või naa. Küsimus on see, kas sa teed selle muutuse teadlikult, kas sa valid ise midagi muuta selleks, et see muutuse... Või ootad, kui elu jalaga tagumikku annab. Täpselt, ja mitte ainult ka, ja see on koht, et kas elu annab selle tagumikku, või sa alateadlikult lood olukorra, et see muutus tuleks. Ja, tegelikult... et näidele tööst
tunned, et sa tahad muutust, ise ei julge töölt ära minna, teed kõik selleks, et sind valandatakse. Ja tegelikult on, ja vahest ka võib-olla ei teegi, aga ikka juhtub see ära, sellepärast, et ei ole miskit väljaspool meid. Ja selle muutuse koha pealt, nüüd on ju mõningad aastad tagasi, me ettevõte läinud väga hästi. Ja siis me pidime koondama. Ja kui ma pärast hakkasin sellest olukorrast nagu seda analüüsina, mida ma valesti tegin, ma olin selle hetkel ettevõtte juht, et mis nagu läks, ja siis ma sain aru, et alateadlikult ma võib-olla tahtsin ise seda muutust. Et kui kõik lähebki pekki, siis ma saan ka sellest lahti. Selles mõttes ise otsustada. Aga see oligi sel hetkel, kui ma ei rääkinud oma vajadustest, ma ei rääkinud oma ootustest. Ja see oli selline periood, kus sa tegelikult tahtsid ära tulla, aga seda muutust sa ise ei valinud, vaid sa ootasid, et äkki mugavalt kuidagi keegi teine teeb selle ära. Ja võib-olla, ma ei ütle, et ma mingi teadlikult tegin mingi valesi otsused asju, vaid lihtsalt see majanduslik olukord oli selline. Aga samal ajal võib-olla ma oleks midagi paremini teha. Kui ma oleks teadlikult tahtnud olukorda paremini teha. Aga alateadlikult minu keha nagu tegi mingeid asju, võib-olla ei pööranud tähelepanu mingitele asjale, ei kontrolli mingid asju, läksid meie nagu mingites kohtades oli kvaliteediprobleemi, millega me pidime tegelema. Nüüdseks 4 aastat hiljem meil on väga palju asju parendatud selle tõttu, et need sihukest asju ei korduks enam. Aga see ongi see, et see elu jalaga takkandmine enamasti meie enda loodud, sest elu on meie loodud. Me olemegi ise elu. Ja nüüd ongi küsimus, et kas me selle muutuse valime siis teadlikult või näiteks laseme sellel juhtuda ja süüdistame siis elu, süüdistame teisi. Aga nüüd olles käinud holistikinis me mõlemad ja kuulates siin teisi õpetlejaid, siis me saame väga hästi aru. Meie oleme see elu, kes me ise loome seda. Ja ühesõnaga, kui me loome endale olukordi, mis meid sunnib muutuma, sellepärast, et meil on seda põnevust ja ägedust vaja. Võib-olla me lihtsalt fabritseerime oma vahel mingit tülisi selleks, et luua ägedust. See vist on suhetes päris tavaline. Meil ei ole olnud nagu niimoodi. Aga see tulebki selles, et kuidas me ise sellesse nagu jälgime. Täna just ka käisin lõunal siin natuke nooremate inimestega enda suhtes ja siis on ka see, et nagu räägitakse, et kuidas et kellelgi mingi asi nagu härib, aga see ongi sellest, et kui sul endal mingid sees on mingi teema, siis välised nupuvajutused mõjutavad meid. Ja mis meil on nagu omavahel väga nagu hästi läinud, on see, et me saame aru, meie nupud on meie enda nupud ja kui me nüüd üksteisele need vajutame, see ei tähenda seda, et teine halb on, vaid lihtsalt meil endal on see nupp. Ja samamoodi ka selle muutusega. Ja kui me nüüd teadlikult läheneme sellele muutusele, kui me teadlikult valime muutuda, kaasa arvatud see elukoha vahetuse muutus meile, kuhu me tegelikult... Miks me sa tahad hullult teerida, ma ei lase praegu. Saan aru, sa ei lase. Hoiab põlevust. Et samamoodi, kui me valime teadlikult selle muutust, kui me valime teadlikult seda elu muutust, me ei tea, mis elu muudu odab. Meil on ägedaid mõtteid olnud, kuidas elu siin muuta. Kaasa arvatud siin oli vahepeal mõtted, et me läheme soojale maale elama ja siis me valisime rohkem vastutust oma töökohas, et me ei saaks minna ja sükse asja mõne mõttes või... Ja see on ka variant, muidugi. Et kuidas me nagu seda muutust võib-olla ära hoiame või... Sest teiselt poolt muutuse vastand vajadus on kindlustunne. Ja kui meil seda elus ei ole, siis kuidas me saame luua endale olukorda, et me läheme laia maailma elama ja me ei tea, ja kuidas me hakkame, siis tekibki, et mul keha hakkab kindlustunnet vähema. Ja siis tekib meil, me loome oma ellu uue töökoha või vana töökoha tagasi, selleks, et meil oleks kindlustunne rahaliselt, meil oleks need 4 vajadus samamoodi see tähtsus, kas ma olen piisavalt oluline, mis töökoha ma valin, kas ma olen seal tööl oluline ja lõpuks ongi, kas ma olen armastatud või mitte. Ja kui ma tunnen, mul ei ole seda armastust, sest ma ei ole seda osanud küsida või ma ei ole osanud seda ise väljendada, sest enamus armastust tuleb sellest, et me ise väljendame seda ja see peegeldub meile tagasi, siis me hakkame seda mujalt otsima. Ja see on hästi suur koht ja minu jaoks on olnud hästi suur koht, sest ma olen avastanud küll, eriti viimase aasta jooksul, nagu kus kohas minul see turvatunne nagu tundub, et on konksutatud kinni. Üks asi ongi see sama raha. Kui on piisavalt raha, siis on elu turvaline. Kui ei ole, siis tundub justkui nagu ei ole. Nüüd on jälle imeline abikaasa mu ellu tulnud, kes on aidanud mul seda kohta läbi näha ja sa oled ju pakkunud igakülgselt selle aja jooksul ka, kui ma vaata ei omanud stabiilset sissetulekuid, vaid see minu ettevõtluskogemus oli selline, et vahest oli ja vahest ei olnud ja enamasti ei olnud või siis oli väga vähe. Just rahalist sissetulekut ma pean silmas. Ja siis... aga see ongi minu arust okei, mul ei ole hinnanguid sellele, sest ma ei osanud paremini, sest ma pole kunagi varem teinud. Kui ma nüüd sellele teele tagasi lähen millalgi või edasi, siis on see kindlasti juba järgmise koha pealt. Aga mis ma tahan öelda on see, et selle 4 aasta jooksul ma käisin väga tugevalt läbi selle koha, et kuidas ma saan tunda ennast turvaliselt, kui mul ei ole mingit igakuist kindlat sissetulekut või mingit väga suurt summat pangaarvel. Ja ütleme, et ma sain sinna nagu kergust ja õhku juurde.
aga mingid seosed võivad seal täna ikka veel olla. Kuigi tegelikult, kui me mõtleme, kui vähe on vaja selleks, et elada, siis... siis sa vaatad oma igakuist eelarvet, kui palju sul iga kuu läheb, ja sa mõtled, kuidas see võimalik on, et meil ei ole rahased nagu hästi. Nagu. Aga alati on väga hästi olnud, aga sihik, ehk siis minu fookus on olnud seal, et aga äkki on vähe, äkki saab otsa, isegi kui tegelikult kogu aeg on hästi ja ma olen olnud väga-väga hoitud. Et see on ka nüüd see sama, nagu sa tõid, et kas me valime töökoha selleks, et tunda ennast turvaliselt või mitte minna sinna soojale maale, sest meil on olnud, see sai minust alguse, aga sa kuidagi võtsid selle omaks, et me läheme ikkagi mingi lähiaastatel. Nagu minu õpetaja ütles, ma panin oma tahte sinna taha. Jah, ja sa võtsid selle omaks, sest see algus ei tulnud nagu sinu käest, et seda võiks teha, vaid see on olnud minu üks unistusi, et me läheme lähiaastatel siis talvedeks elama kuskile, kus on lihtsalt soojem kui Eestis. Ja praegu me panimegi see on see, miks me tegelikult hakkasime elukoha vahetusega tegelema, sest meil oli enne oma maja. Oli. Ja siis me otsustasime aasta algule, et me hakkame seda maja vaikselt müüma, et võib-olla läheb aastakene või nii. Põhimõtteliselt november juba otsustasime seda, või detsember. Et hakkame vaikselt müüma, et äkki läheb nüüd aastaga ära ja siis saame edasi mõelda, aga 2 kuud on möödas ja siin me istume, kui räägime seda majalugu ka, aga elame juba uues kohas ja kõik on tehtud. 3 kuud on möödas. Ja siis, seda sinu perfektsionisti. Vaata, see on ka nüüd tore asi, kus me oleme hästi erinevad, et mina olen selline, kes nagu voolab rohkem ja mul ei ole vahet, kas sel nädalas on 7 päeva või 9, ja Karil on ikkagi alati 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. Et see on hästi, see on sinu olemus ja see täpsus ja tegelikult on sellest väga palju abi vahest, kui on tõesti vaja neid detaile niimoodi täpselt teada. Aga ühesõnaga, kus ma sellega jõuda tahtsin, oli see, et tõesti, kui ma niimoodi mõtlen, siis ega täna mul ei ole küll nagu ühtegi sellist nagu asjalikku nagu vastust sellele, et millest te siis elama hakkate seal soojas, et küll majamüügi rahast võiks elada ju aasta-paar, aga edasi, et see on nagu jätkusuutlik. Ja selle koha pealt ka, et kui sa niimoodi seda serveerid, et ma läksin tööle, et mitte minna praegu sinna, siis minu tunne on see, et ma kuidagi tundsin ära, et veel ei ole aeg. Sest meie peres on ka selline aeg, kus minu tütar lõpetab gümnaasiumi ja läheb ülikooli ja kuidas ta ennast teises linnas sisse seab ja kõik see, et ma tundsin, et see oleks olnud nagu hull rabelemine praegu, oleks saanud seda valida, aga võib-olla natuke nagu üle enda, üle teiste ja jälle, kuidagi maandub see tundmine, mis on praegu õige. Ja see, kuidas elu rullib ennast lahti, kui me lubame. Ise loome, aga eluga rullib lahti läbi selle, et me loome, siis tulevadki need võimalused, et kui ma enne mainisin, et pool aasta tagasi mul seal ettevõtluses oligi see koht, kus ühtegi asja tundus, et nagu ei paista, et mis see järgmine siis on, mis ma teha tahan. Ja siis tuli see tööle tuleku võimalus. Siis varem selle 4 aasta jooksul ei olnud mitte ühtegi tööpakkumist laual. Et kas pole nagu, võiks öelda, et juhuslik, et see just siis tuli, aga täna ma tean, et juhusid ei ole, et kõik on absoluutselt alati omavahel sünkroonis. Aga sellest koduvahetusest siis... Aga see vahepeal said ma ei on toorkakaad, mitte kohvi, et kui keegi mind teab, siis mõtleb, miks ma topsist. Aga miks see oluline on, kui keegi arvab, et sa jood kohvi? Ma ei taha jätta valet muljet. Mis siis juhtub, kui keegi arvab midagi, mis tegelikult ei ole tõsi? Hea küsimus. Ma ei lähe tossal. Ei lähe praegu sigavale või? ma ei tea, miks. Lihtsalt ma sain kogu aeg mõttes siin olnud, kui ma seda topsist joonud, et mida ma tarbin. Ei ole seda kohta, et sa oled ikkagi Wildfiti coach ja räägid seal, et kohvist võib-olla võtame pausi ja joo ja kuidas sa nüüd ise siin äkki jood ja võib-olla ei olegi, aga ma ei tea. Ma arvan, pigem on see sellesse, mida teised teavad, kuna Wildfit on vabadus, me võime teha, me tahame, ma tean väga palju Wildfitterid, kes kohvi joovad ja kõike seda, aga kuna ma saan aru, ma just kommenteerisin inimestele, ma ei joo kohvi enam, siis ma saan aru, et see nagu sa tahtsid seda praegu nagu selgendada. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes, nagu me teame, me kõik oleme üks, siis ma tegelikult tahtsin see ise endale öelda. Jaa, nii ilus, aitäh, kallis. Aga see sama koht tuleb ka seoses meie koduvahetusega pinnale, millest ma tegelikult tahtsin täna rääkida, on see, mida teised arvavad. Kõige vahvam koht on see, et ma ei saa öelda, et mind täna üldse juhitab, mida keegi arvab. See kõik oleneb millest. Väga paljudes asjades mul on täiesti suva, mida keegi arvab ja mingites asjades ma märkan, et päris suva ei ole.
ja see on minu kasvamise tee ja niimoodi on. Aga seoses selle koduvahetusega me oleme saanud väga palju selliseid huvitavaid peegeldusi oma sõpradelt ja tuttavatelt, kellega me oleme sel teemal rääkinud. Ja minul oli päris suur üllatus tegelikult see, mida sina kuulsid ühe inimese käest. Kui küsiti, et miks sa maja maha müüsid, et kas sul läheb rahaliselt nii halvasti või? Ja siis me vaatame, miks ta seal otsa mõtleme, et me siis kolisime, müüsime oma maja ära, mis asus Laulasmaal, see maal ja kolisime Tallinnasse. Üürikorterisse. Ja üürisime ja mitte ei valinud osta endale. Ja vahest, et rääkida, mis sinul seal taga oli, minul on täiega oli see nagu, see oli muutuse koht või põnevuse koht, et see tundub hästi turvaline, et sul on oma kodu, mis siis see on tegelikult panga oma, aga ikkagi oma kodu, et sa maksad seda oma kuumaksu seal, mitte ei maksa võõrast üüri, nagu väga palju öeldakse. Ja justkui nagu juured ajad maha, et sul on see oma, et nagu, ja siis kõik need müüdid sinna juurde, et sul peaks olema, ma ei tea, mingiks vanuseks juba midagi. Võib-olla see hea kuulaja vaata, oled ka kuulnud seda, et peaks olema 30-aastaselt juba sul mingisugune, ma ei tea, raha kuskil, mingid fondid investeeritud midagi, kuskil mingis vanuses peaks kindlasti olema laps või 2, mingis vanuses peaks olema oma kodu ja nii edasi, kindel töökoht, võib-olla oma ettevõte, teatud summa raha, 1 miljon mingiks vanuseks. Ja mina olen olnud hästi nende lugude küüsis nagu, mis nüüd rahutuks muudab. Jalg hakkas liikuma äkki. ja mul oli selle koduga ka see lugu, et kui me ostsime maja, mõtle, mis olukord siis oli 4 aastat tagasi, 4,5 hakkasime, umbes nii hakkasime sellega tegelema, oli see, et see maja oli minu unistus olnud niimoodi, et ma 3 aastat enne seda, kui me maja ostsime, ma reaalselt kõik mu igasugused märgmiku ja päeviku sissekanded hakkasid lausega, istun oma Laulasmaa majas, olen oma Laulasmaa majas, kõik see maja, see pidi olema Laulasmaal, kuna ma elasin seal kandis ja see oli nii suur unistus, et ma lihtsalt elasin seda, et mul juba on see ja elu näitab, et kui me nii elame juba selle isiksusena, kellel on olemas see, mida me kõige rohkem tahame, siis see varem või hiljem see ju tuleb, see lihtsalt ei ole muud võimalust. Ja ma päriselt elasin selle majaga, aga ma ei teadnud siis, see oli enne sind, ma ei teadnud, et ma ei saa seda maja üksinda, vaid see tuleb koos. Ehk siis me siis koos ostsime selle maja. Ja sellel hetkel mul oli küll see tunne, et nüüd see Eagle'is landed, mingi suur eesmärk on täidetud, mul on nüüd oma, see on nüüd see, kus me ajame juured, kus minu laps tuleb oma lastega ja oma lapselastega, ma ei mõelnud sellest nii, aga see käis kuidagi, kindlasti seal taustal oli mingi selline vibra, et see nüüd on see. Ja see oli ka umbes sellel samal ajal, sügisel, kui see ettevõtlus, see paus tekkis, kus ma enam ei teadnud, mis ma edasi teen, siis mulle jõudis lihtsalt ühel ilusal päeval kohale, et I'm done. Et mul on maal elamisest villand. Sest erinevalt sinust, erinevalt sinust ma olen elanud ju maal, seal samas maal, eks mis maa see nii väga on, aga Keila-Joal ja Laulasmaal siis nüüd kokku sai üle 20 aasta, enne kui me Tallinnasse tulime, mina tulin siis tagasi, sina tulid ka tagasi. Ja ma kogu aeg olen arvanud, et ma olen ikkagi see inimene, kes tahab elada linnast väljas. Ja ma tegelikult siiamaani arvan, et ma pigem olen, et kõik vabadused valida, mida iganes me edaspidi tahame. Aga kuidagi nii tugevalt tuli vahepeal see soov kogeda seda linnaelu. Seda, kus nii nagu praegu ongi, et kuule, käime korra ära, kus iganes. Poes, kinos, ma ei tea, whatever, kõik on käejala juures. 2 minutit. Restorani. Jah, näiteks. Et see on lihtsalt nii, nagu laps praegu lihtsalt nagu rõõmustad seal üles, sest see on nii äge muutus. Aga see arusaamine või kuidagi see maandus minusse sügisel, ma käin Pilatese trennis Tabasalus ja siis ma sain alati, meil oli 1 auto 2 peale. Ma sain alati auto võtta sinu käest, kui ma soovisin. Me seal Laulasmaal elasime. Aga ma iga kord ei viitsinud, sest see minu jaoks tähendas hommikul vara koos sinuga tõusmist ja siis edasi-tagasi sõitmist ja kõik see. Ja ma vahepeal valisin bussiga sõita ka. Ja sealt Pilatese trennist 4 päeva hommikul ma tulin siis keset mingi päeva, ma ei tea, kell 11 mingisugune buss, kus võite arvata, kes sõidab sellel kellaajal bussiga on ju. Jälle, mitte kellegile ma ei soovi öelda halvasti ega panna silti, aga minu jaoks ma ristisin selle bussi surnuaia bussiks, seal olid väga-väga vanad inimesed ja siis mina
ja siis ühel hetkel ma lihtsalt kuidagi seal bussis nagu tundsin seda, et see ei ole see koht, kus ma tegelikult tahan olla. Üldse buss ja kõik ja siis maandus, et kuule, mul on kõik. Ja siis ma ütlesin Harrile, et tead, et me olime rääkinud varem, me olime varem arutanud ikka seda, et mis edasi, et kas me kunagi müüme selle maja või müüme hoopis korteri, mis meil on Tallinnas. Ja siis ma ütlesin, et kuule, ma olen nüüd valmis. Aga sina veel ei olnud. Ja siis võt see nüüd on see koht, kuidas me koos valime muutust. Sest mul ei olnud see selline koht, et ma suren kohe ära, kui ma ei saa maalt ära kolida. Nagu ma ütlesin selle välja, aga ma täielikult nagu aksepteerisin seda, et sa ei ole praegu valmis. Ükskõik, mis vastuse sa oleksid andnud, see on alati okei, sest ma olen valinud ja see ei ole see, et surmani, vaid lihtsalt iga päev uuesti valides sind, olla sinu kaasa, sinuga koos, sinuga jagada elu, siis see on nagu nii loomulik, et me tegelikult ei suru sind kuskile midagi tegema ja sina ei ole mind ka kunagi, ma küll ei tunne, et sa suruksid. Ja siis ma lasin lahti sellest, see on okei, mina olen selle välja öelnud sulle, elule, universumisse ja lasime selle lahti. Siis vahepeal ikka rääkisime sellest teemast ja siis sa tulid kuskil pool aastat hiljem või selle kohaga, kus ütlesid, et nüüd on sul ka okei. Aga mis sind viis sinna, kuidas sul tuli see äratundmine, et nüüd on okei lahti lasta? No minu jaoks see, kui sinu jutt oli kuskil august-september ja sel hetkel mul oli lihtsalt kõike nii palju. Tööl läks kiire, Wildfiti klasside just alustanud, mul ei olnud lihtsalt aega mõelda selle peale. Ja kuna minu maailmas oli sel hetkel teadmine, me läheme järgmine aasta soojale maale, me ei tea kuidas, aga teeme ära. Ja selle tulemusel ma sain aru, et nagu kui sinu nägemus oli see, et juba see talv oleksime Tallinnas. See on loomaette teema, et talle meeldime, maal on libe ja autosõit ja kõik muud probleemid. Aga minu nagu seda on seal vaja. Aga minu mõte oli see, et see maja tuleks maha, kui me müüme maja, siis müüme ta niimoodi, et kui me läheme soojale maale, et saame ta nagu järgmise suvel, ehk siis 2026 praeguse suve oleks see majas ja siis sügisel saad maja ilusti maha müüdud ja ära kolida. Aga siis tulid väljakutsed sinu tütrega, et kui mina sinuga tuttavaks sain, siis ma sain kaasa ühe 13-aastase 2 kassi, et minu jaoks maja nagu ostmine, et kui me kaasa alt alustame, siis minu jaoks on see, et me võiksime ühise kodu saada ja selleks hetkeks ma olin juba me olime otsimas ühiskodu, sellepärast, et me ei olnud veel kihlunud, sest minu lause oli see, et ma enam ei tee sulle ettepanekut, kui me oleme koos elanud. Võtsin otsa välja selle, et kuidas sa tead, ka ma tahan inimesega abielluda, kui ma ei tea, kas ma saan temaga ühes majas nagu ühes kodus elada pikemalt. Ja siis ma hakkasime enda kodu otsima. Ja tuli välja, et ei leidu mugavat üürikodu, sest kuna su laps käis või siis käis Laulasmaal koolis, et siis ei olnud nagu seal lähedal, kas Keilas või leida korralik üürikodu. Siis ma hakkasime ostmise peale mõtlema, siis ostame. Et ostame 2 peale, sest sel hetkel tuli, me ei olnud abielus, seega see on nagu lihtsalt 2 peal ostmine. Ja siis tuli see maja ja see oli tore, saime Laulasmaale, mõnus koht, ei ole mingit kurtmist. Ja pärast seda tuli minul väga suur stagnatsioon minu enda elus. Sellepärast, et tuli välja, et ma täitsin oma lapsepõlve unistuse või teisme unistuse, et see Ameerika unistus, American Dream, et maja, aiaga ja siis pere. Et kuigi mul enda bioloogilise laps ei ole, siis ma sain endale ühe kasutütre, 2 kassi ja abikaasa nagu peale kaba. Oota, kelle siis peale kaupa said? Pigem 2 kassi kasulapse. Et selle koha pealt nagu, ma olin nagu täitnud see, mis ma nagu soovisin. Et see maja on olemas ja mina nagu nägin, nagu mõne mõttes oligi, et enam ei olnud nagu drive edasi. Et sama see, et nagu kõik sai tehtud, kõik on valmis. Kas sul oli ka see sama? Minul oli ka see tunne selle majaga, ma olin üliõnnelik, aga mul oli korraks nagu see, et oota, millest ma nüüd siis unistan? Ja, see oli nagu muu see one and only dream. Et ja mul see oli teadlik, mina lihtsalt avastasin 2 aastat hiljem, kui ma olin aasta aega stagnateerunud, et mis värk toimus, ma sain aru, et oota, see oligi see, ma tegelikult tahtsin, nüüd ma pean hakkama midagi uut. Ja siis ma hakkasin rohkem Wildfitile uuesti keskenduma, hakkasin ja inimesi siis toetama nende terviseteekonna, et nad saaks olla tervemad ja veelgi paremas energias. Ja, aga siis, kui me nagu olime selle ära olnud ja siis tuli see soojama mõte, siis mina panin sõna, tahate taha, kohe lähme, teeme ära järgmine aasta, ma ei tea, kus me see raha võtame, aga vahe pole, küll me välja mõtleme. Ja, aga minu plaan oli see, et tuleks müüki panna niimoodi, et kui me selle müüma paneme, et ta saaks nagu sügisel müüdud. Et siis tütar läheb ülikooli, saab kas oma üürikorteri või oma korteri ja siis meie lähme siis soojale maale.
Siis muidugi hakkas tulema sealt väga palju vastuolu, sellepärast et siis, kuna mina olen väga suure suuga ja ma räägin kõigega ja kõigiga, kaasa arvatud siis kodus, mis siis kasutütrele siis temal oli probleeme sellega, et meil siuke suur plaan, me maja maha ja läheme minema ja tema jääb nagu oma pea ja kõik sealt siis tuli sealt, et võib-olla ikka ei lähe see aasta ja võib-olla äkki läheme hiljem või ei lähe nagu, minul oli see plaan, et me ostame 2026 oktoobriks lennupiletid ja kuidas see juhtub, ei tea, aga mina saan temast väga hästi aru ja ma tean seda, et tema väga ei taha, et me temast räägime niimoodi avalikult ja see on okei, me saame austada seda. Aga ma saan sellest aru ka, sest et selles vanuses, kui sa oled see on selline õrn iga tegelikult, ta on juba täiskasvanu, on ju, gümnaasium jääb selja taha, aga ikkagi ta selles mõttes läheb laia maailma, et ta läheb ikkagi ülikooli, ta läheb tõenäoliselt teise linna, on ju, hakkab oma elu elama, kõik see värk, et see on täiesti, ma mõistan seda, vaata see on ka üks osa minust, üks osa sellest, miks mul nagu ema süda mitte ei pannud ennast kõrvale, ma tunnen, et siin ma ei valinud, et ma tema pärast nüüd ei lähe Soojalmaale, vaid ma tõesti tundsin ära, et aga võib-olla see ei olegi praegu õige. Aga see ongi see koht, kus kuna mina sain temaga tuttavaks, kui ta 13 aastat oli, siis meil sellist ühendust omavahel ei ole, eks ju, mina ei ole tema isa. Ja siis, aga siis oli nii, aga see plaan jäi jõusse, et mõte on, aga siis mul see maja müümise nagu mõte nagu ei olnud nagu nii kriitiline. Aga siis kui ma hakkasin lõpuks ka coachingus käima läbi Holistic Instituudi ja siis minu imeliseks coachiks oli Algis Liblik, kelle stuudios me praegu oleme, et kui keegi tahab väga ägeda podcast linistada, siis võite Algisega, et kes kinnisvara juttu teevad. Kinnisvara osta või müüa või vahetada, siis ka võite Algisse pool pöörduda. Tema on ka oli ka meie maakler. Et nüüd me oleme tema podcasti stuudios. Ja siis me nagu rääkisime sellest ja siis ma sain sellest aru, et kui me tahame soojale maale minna, vahetele millal, siis me ei ole päris nagu maja omanikud, kes saaksid see üürniku leida. Suurena niisugust suurt maja keegi nagu 6 kuuks ja üürid talveperioodil Laulasmaal, et siis me suvel tuleme ise siia tagasi. Et kas see on pikaajaline üüriteema, kus me ise tagasi tulles peame Google mujale minema või ongi mõistlikum müüa. Ja siis kui me vaatasime selle otsa, natuke selle maja vanusele, kõigile sellele, siis me saame aru, ja kuna ma viimasel liiga palju nende podcast'e kuulanud seoses varjatud puuduste kõige muuga, siis ma sain aru, et mida kauem see maja meie kes on, seda suurem mure minu jaoks on see, et kas see tegelikult on kõik korras. Sest ta on ikkagi 93. aasta maja, ta ei ole küll suvilast ehitatud majaks, ta on ikkagi maja on ehitatud, aga ikkagi nagu see ei ole uus maja. Sest meie saime ta väga heas korras, sest need, kes meile müüsid, olid teinud oma südamega seal oma kätega oma perele kodu, siis kuna siis otsustasid ringi, et kui olid teise kohta, et meil oli nagu turvaline elada seal see 4 aastat, nii et me ei pidanud mingit suuri asju väga tegema. Me ikka tegime parime vihmaverinid, tegime terassi, mingid sükst asjad värava ja aia vahetasime. Aga just see, et mingi aga kui midagi juhtub, siis meie ei tea. Ja sa oled ise seal soojas, on ju. Ja siis midagi on, siis see mõte sellest, et me jätame selle maja alles ja siis lähme, et see üldse nagu ei kõnetanud mitte kumbagi. Ja siis seal ise elamise koha pealt, et jätame siis talveks niimoodi, et jätame vaikse kütte sisse, jätame ta sinna seisma. See ka väga ei töötanud selles, et mina nende 2 asjaga nagu käed väga palju midagi ei tee. Teed ikka, aga sa teed see klaahvide peal. Et kui meil kodus on vaja värvida kaasa arvatud, kui me üürikortis läksime, siis esimene asi see, et Liisi hakkas seinu värvima, sest ei olnud sobilikud, et need seinad sellised on, see oli kohe värskendust oli vaja värskendada, kuigi on see üürikorter, eks ju. Ja siis ma sain aru, et kui midagi peaks majas toimuma, et meil siin olid sõbrad ka, kes tegelesid päris korraliku remondiga, mis neil välja tuli, siis ma sain aru, et mina ei oleks see, kes seda teeb. Ja Liisiga arvatavasti päris nagu põrandid vahetama või mingi torutöid tegema ei hakka meil. Plus tuli see tööle minek ju. Sest ei, see tööle tuli hiljem. Jaa, aga kui ma praegu mõtlen, tuli hiljem küll jah, siin selles füüsilises ajas, aga see on jälle see sama asi, mille kohta mina tahan öelda, et elu rullub lahti ja ma ise loon seda, aga see rullub ka nii lahti, et see just selles järjekorras tuli, et tööle minek tuli siis, kui me juba majamüügiga tegelesime, aga kui ma tagasi nüüd mõtlen sellele praegu imeline kevad, suvi, kui palju ma seda maja nautisin sellel eelmisel 4 aastal, kui ma ei olnud kellast kellani kuskil, siis sellel suvel oleks olnud, kuna meil ei olnud seal robotit, sest et aed ei olnud piisavalt veel sile ja me ei olnud seda lahendust leidnud, siis muruniitmine sellel 2000 rudul käis käsitsi muruniitjaga. See tähendab seda, et meil nädalavahetused oleks olnud sellised, et laupäeval niidad muru, siis pühapäeval väga ei naudi seda, siis seal on see lahtine pudi peal ja siis lähed jälle tööle, ehk siis mul ei oleks enam olnud aega seda kodu niimoodi nautida, nagu ma tegin seda esimesed 4 aastat. Et ma tunnen, et see maja oli täiesti minu kookon, kui ma räägin ainult enda seisukohast, siis see 4 aastat, kui ma puhkasin sellest palgatööst nii-öelda sellest, et ma olen kogu aeg, sest kuskil 9-5, 8-5, siis see oligi see pelgupaik.
kus ma sain nagu seda hästi sügavalt nagu endaga tegeleda, olla lihtsalt seal hommikuti oma teed juua, mediteerida, seal muru peal rullida lihtsalt, samal ajal seda muruniita ka ja neid aiatöid ja asju teha nii vähe, kui ma neid seal tegin. Et siis kuidagi see aeg oli praegu nagu nii õige, et minu jaoks hakkas ju ka minu aasta, see tulihobuse aasta ja mida sügavamalt ma mõistan seda, kuidas ma ise oma elu loon, siis seda vähem loevad mingid horoskoobid või sellised asjad, aga mingid mõjutused seal ikkagi on. Ja ma tunnen, et mõtle see tulihobuse aasta hakkas veebruaris ja see on läinud nagu siukse kapakuga minu jaoks, et nagu hoolekoobil pole vahet. Ja see ongi see aasta, kus ma tunnen, et ma pidin olema seal kookonis, natuke tegin oma asja seal, aga see oli täielik selline shift, selline rahunemine sellest rattast maha tulek, kus ma enne olin nagu mingi 20 aastat ju käisin samamoodi tööl ja nüüd on uus hingamine ja ma tunnen seda ka, et kuidagi see koduvahetus maalt linna tõi ka nagu täiesti uue hingamise. Et nagu mul praegu ongi see koht, et ma olin mingis mõttes maha kandmas ennast. Ma saan aru, et mul oli mingi koht, kus ma mõtlesin selle peale, et okei, ma olen mingi 40 pluss midagi, et ma ei olegi enam sellise elu jaoks, et ma aktiivselt mingi tahaks tööl käia, kuskil mingi panustada, midagi üles ehitada, hullult veel ise areneda seal selles maailmas on ja nüüd seoses selle, et see muutus on tehtud, ma tunnen, et täiega mul on sinna ressurssi nagu panna ja see pole mitte ainult panna, vaid nüüd seekord olen ma päeva tööl selle koha peal, kus mul on rohkem võtta. Mitte kellegi teise käest võtta, vaid lihtsalt see isikliku kasvu ja läbimineku ja et päriselt õppida tundma seda äri ja seal juures õpetada ennast ka mõtlema nagu ettevõtja veel rohkem. Saad aru, läbi selle palgatöö, sest seal on juba toimivad süsteemid olemas, mida ma ise üksinda ei oska luua. Ja siis tulles tagasi siis minu selle detsembri peale, kus ma jõudsin selle otsuse, et ma olen nüüd valmis, siis siis kui ma seda sulle rääkisin, see oligi, et nüüd on paigas, et ma olen ka valmis ja siis me hakkasime üürikorterit vaatama, panime makle tuli, tegid pillid asjad, tegid kulutusasjad, andsime panka teada, et nüüd me kavatsemegi müüa ja kui meile nagu anti, et 6-12 kuud maja puhul, et nagu läheb aega ja siis kõik on nüüd 2 kuuga ja siis oligi pärast seda, kui me olime otsustanud maja müüki panna, pärast seda sa said tööpakkumise alles. Ja siis muidugi oli nagu see ka selle kohal lihtsalt okei, aga seda tähendab kohe seda, me üürikorteri valik muutus suuremaks, kuna meil on rohkem sissetulekuid, eks ju. Ja see kõik tuli nagu kergusega, see läks nii kergelt, et meil oli kohe algul 3 huvilist, et selle tulemusel siis maakler korraldas kliendipäeva. Mul oli kohe siis tunne, et sealt üks on huviline, sealt üks oli huviline, ta tuli veel korra käisid vaatamas, tegelesid oma pangaga, läksime notarisse, müüsime maha, siis ja see oli ka tore, et me käisime notaris jälle meil oli see ühepäevane nii, kui me maja ostsime, siis oli niimoodi, et me käisime notaris ja me juba teadsime, et ma sellelt töökohalt tulen ära ja ma sain sellest teada ametliku kirja teel järgmisel päeval peale notarit, kui me olime ostnud maja. Ehk siis, kui mõelda seda, et kui see oleks olnud enne, me poleks saanud seda laenu 2 peale ja kõik see värk on ja siis nüüd oli ühepäevane niimoodi, et me käisime notaris, me müüsime maja maha, me saime teada, et meil on nüüd see 30 päeva välja kolida, on meil olnud veel uut kodu ja siis järgmine päev me käisime oma praegust kodu vaatamas. Ja siis oli, ja seda me ka käisime korra vaatamas, saime kokkuleppele, kõik asjad sujusid ja siis oligi see ja tegelikult majast me kolisime ka nädal aega 2 nädalat peaaegu kiiremini välja. Ja andsime võtmed üle neile nädal aega. Ja me olime ära kolinud ka, ja siis kõik nagu ongi, et ja ma saan aru, et vähepoolt selle otsus ka seda teha oli ka see, et mu tööl, et kuna ma saan aru, et ma panustasin rohkem oma tööle ja kõike seda, siis ma nägin, ma olengi rohkem kontoris, et ma kodukontorit ei teinudki, et see oligi meil kokkulepe. Ja siis, et seda veel rohkem panustas praegu, ma terve see nädal ma läksin kella 7 tööle. Ma jõudsin rohkem asju tehtud, mul oli väga intensiivne nädal ja see kõik on võimalik tänu sellele. Et sa sõidad sinna tööle 7 minutit. 5 minutit sõidan. Ma olen praegu niimoodi, et kuna ma träkin oma aega see selleks, aga põhiliselt niimoodi, et ma auto sõitan 5 minutit, 2 minutit olen liftiga alla, 2 minutit olen liftiga üles. Ja see on see koht, kus nüüd keegi võiks mõelda, et mis mõttes, et need kolisid linna, nüüd see tähendab, et sa pead ületunde tegema. Ei pea, aga jälle see sama, kuidas elu rullub nii-öelda lahti, et praegu sul on see periood, kus sul on põnevad projektid, kus sul on rohkem teha ja sul on kergus seda valida. See ei tähenda seda, et see peab jääma sul niimoodi mingi lähimaks 3 kuuks on ju. Mis see kõige rohkem andis ka, mis ma täna siin juba olen korra osale inimest rääkinud, see
müügist nagu, kuna see oli ikkagi 4 aasta meie käes, siis kinnisvarihinnad on tõusnud, mis tähendab, et laenumakse versus majamüügimakse meil tuli ikkagi raha, mis me saame nüüd kõrvale panna. Ja see on nüüd see on, mulle meeldib Eerik Edmidi ütles, et see on see vabaduse fond, et see ei ole mitte mustadeks päevadeks, see on vabaduse fond. Mul on vabadust teha, mis ma tahan. Kui ma tahan, ma saan töölt ära tulles, mul on rahulikult pooleks aastaks või pikemaks on meil kulud kaetud, ma ei peaks kumbki mitte midagi tegema pool aastat ja meil on ikka raha olemas. Tänu selle, et me selle kinnisvara ossime COVID ajal ja nüüd on kinnisvarihinnad kasvanud sellega võrreldes. Et meil on seda võimalust nagu olnud. Aga see tulles tagasi korraks, mis mul vahepeal tuli üks mõte selle raha teemal, et see muutuste koha pealt. Kui me valime muutuseid ja vahepeal see tundub see nagu rahaliselt võib olla keeruline, et me jääme kuhugi kinni, sest see on parem rahaliselt. Üks mu sõbranna küsis mu käest seda, et kuidas ma nagu nii rahulikult olen, et kui ma vaatan pangakonto numbrit ja ei ole väga hea, siis ma tegelikult tean, et ma saan maha müüa või ma saan üürikorterist välja kolida. Mul on pere, ma saan alati nende juurde minna. Mul on vend, kes on mind olnud nõus toetama. Ma saan vanemate käest küsida raha, kui mul väga vaja on. Meil on sõpru, kes suure tõenäosusega on nõus me mingi nädal süüa ikka annavad meile. Ja annavad süüa kasvõi. Et tegelikult neid inimesi, et ma saan aru, et kõik ei ole võib-olla nii õnnelikud, aga ma olen täiesti kindel, et kellegil on keegi. Keegi ikka on, jah. Kes teid toetab. Kes on nõus, kui me küsime seda. Ja see on see koht, kus nagu see turvatunne, kui me loome selle ennem ära, siis on kõik võimalik. Ja siis tulebki see, et siis tulebki otsus muutuseks. Ja see oligi see, et nagu jah, meil ei olnud seda vabaduse fondi ennem kõrvale panna, kuna see minu palga ja Wildfiti ja kõige, mis me sina coachingut tegid, see ei olnud nii piisav sissetulek, et maja ülal pidada ja sellist pere, kaasa arvatud meie muid valikuid. Aga me saame hakkama. Me ei saanud mitte lihtsalt hakkama, meil on ikka väga hästi. Me ei ole kunagi loobunud reisimisest ega ilusatest asjadest ega tantsupidudest, nii et me oleme olnud tegelikult väga hoitud. Ei ole pidanud makarone ja ainult riisi sööma, et me oleme saanud ikka liha süüa. Ja, et oleks saanud väga palju vähemaga hakkama, aga kunagi see on ka kuidagi meil siuke ühine nagu hästi tore asi, et me oleme, tegelikult elame külluslikku elu, sellest meil eraldi on. Ja siis ongi, ja siis kui inimesed nagu imestavad, miks me seda müüme ja me nüüd ei osta iga asemele, müürime hoopis veel. Ja see on ka see koht, kus see tegelikult see põnevus ja muutus teema, millest me alustasime. Me ei tea, kus me aasta pärast olema. Äkki me vahetame korterit, praegune plaan on küll pikemalt vist olla seal korteris. See on nii äge kodu. Aga meil on võimalused. Ja see on see sama koht, mida ma rääkisin, et vaata juured maas ja kõik see peab olema, siis minu jaoks on praegu meeletu põnev ja äge kogemus see, et elada just niimoodi, et ma olen igas mõttes vaba. Vaba pangalaenust ja ma olen vaba nagu nii-öelda oma kodust ka, aga meil on ju kodu. Kodu on see, kus meie selle kodu teeme. Ja. Sest et igasugune kinnisvara on lihtsalt 4 seina ja kui keegi on pannud sinna külge väga suure emotsionaalse laengu, et see on see minu ja mul on see koht olnud, see oli mul selles kodus, mille ma ehitasin koos oma lapse isaga, sest me olime noored, siis me päriselt ossime sellise korteri, kus ei olnud isegi põrandaid ega vaheseinu ja me ehitasime selle kõik ise välja ja see oli mul aastaid, see on minu. Ja kui ma tegelikult tahtsin sellest suhtest lahku minna, siis üks asi, mis hoidis mind tagasi seal kudemas 3 aastat, et ma ei teinud seda sammu, oli see, et ma teadsin, et tema sellest kodust ei loobu ja mul oli ka, mis mõttes minu kodu, ma tundsin kohe seda, kuidas ma armastan seda, see tõesti on ilus korter, siiani on, nüüd ma ei ole seal niimoodi käinud, aga ja kui ma sain siis aru, miks mul oli kinnisvaraga niisugune seos, siis 2 asja tuli mulle nähtavale jälle läbi mingisuguste enesearengu praktikate, mis ma seal tookord tegin. Üks oli see, et mul nagu ei olnud mitte midagi, et ma tulin kodust ära, käed taskus on ja paljudel on ju sul vanemad midagi pärandavad, ma ei saa teada, et sa saad mingi korteri või metsa või mis iganes. Minul seda pagasit ei olnud. Ja siis lõpuks oli see mingi minu oma on ja. Ja teine asi oli see, mis ma avastasin, et kus ma selle lingi tegin, et ma olin teismeline, ma just jagasin oma emale seda lugu viimati, et mu vanemad kolisid päris sageli, otsustasid jälle ühest kohast teise, küll seal samas maakonna sees, aga ikkagi see tähendas tol ajal koolivahetust ja kõike seda, et sa pidid kõik oma asjad välja võtma sealt ja sõbrad ja kõik jäid ju sinna maha ja tollal ei olnud ju mingi internet ja mingi lauatelefon oli, aga ka mitte igal ühel. Ja mul oli üks hästi valus selline, kui ma olin vist 14,
peale 9. klassi minu meelest me kolisime ühest kohast teise ja see oli see kõige magusam teismelise aeg, kus olid nii peod ja peikad ja kõik selline sõbrad ja siis öeldi, et nii, nüüd kolime sinna teise kohta. Ja kui ma mäletan, kuidas ma istusin seal korteri akna peale öösel, nutsin seal krokodilli pisaraid ja lubasin endale, et ma tulen siia tagasi, et mis mõttes minu käest ei küsita lihtsalt pead, kui mis oligi tohutu valus tol ajal. Praegu vaatan tagasi, tundub natuke naljakas. Muidugi ma ei kolinud sinna väiksesse külla kunagi tagasi. Aga sealt ma tegin lingi, et ma ei pean olema nagu klammerdunud, või ei ole turvaline lasta lahti kodust ehk kinnisvarast. Ja kui ma lihtsalt nägin selle läbi ükskord, siis mul oli kergus sellest korterist ka lahti lasta. Ja lasingi päriselt lahti. Ütlesin, et mul ei ole midagi vaja ja siis lõpuks ikkagi kõik lahenes ilusti ära, nii et selline lugu, et siit edasi on kergus ja muidugi on nagu hea, kui on selline oma koht või kas või lapsel või lastelgi, kellel on neid mitu, et nad tulevad nagu jälle koju, on ju, võib-olla 30 aastat peale seda, kui nad on välja kolinud ja ikka on see sama kodu ja see sama tuba ja need samad asjad on seal pööningul. Aga asjadest rääkides, aga kas päriselt peab olema? See kõik on lihtsalt emotsioon. See kõik on see, et me otsime mingit tunnet läbi selle, et on see just kui üks turvaline koht seal maamuna peal. Kindlustunne. Ja, aga kui jõuda sinna, et igaühel meist, et mul on juured maas, ükskõik kus ma maailma otsas ma olen, siis sellest piisab. Ja see ongi see koht, et kus, kui nagu rääkida inimestega, et ka kindlasti teil kuulajatel on hunnik arvamus selles, mis mõttes majast üürikorterisse või kõik see koht ja oligi nagu väga huvitav näha seda nagu ka meie sõpradelt, tuttavatelt, meie peredelt, et kuidas nad nagu sellesse suhtusid ja kõike seda. Jõuame tagasi sinna, kuidas sulle keegi ütles, et kas sulle rahaliselt nii kehvasti, et sa pead majast loobuma. Siis kui sa rääkisid mulle, siis ma nagu vau, et tegelikult on vastupidi. Meil oli rahaliselt selleks, et kas nagu asjad ära lahendatud ka niimoodi, et selle oleks pidanud tööle. See on üks asi ja teine asi on see, et me tegime tegelikult upgrade igas mõttes kodu osas, et meil on nagu ilusam, ägedam kodu ja ta on ka kallim, kui ta oli meil see maja maksta tegelikult. Ehk siis, aga me jõuame siia, kuidas need eelarvamused ja mida keegi arvab, et kus üldse tuleb, et see on ma ei tea nüüd tema kohta, kes iganes see sul midagi arvas või ütles, on ja see ei ole üldse oluline, vaid oluline on see, et nagu miks mul see meelde jäi, et keegi nii ütles, et see oli nagu üllatus ja oli see, et kus see tuleb ja siis kui ma mõtlen enda peale tagasi, mida ma olen mõelnud üürikorterites, siis samamoodi, kui mul oli veel see etapp elus, kus mul tundus, et see kodu peab olema ja enda oma ja juured ja kõik on ju, et siis ma olen suhtunud nagu üleolevalt või halvustavalt kodu üürimisse, sest seal on olnud selline lugu taga, et kodu üürimine on justkui nendele, kes on kehvemas seisus rahaliselt, kes ei saa endale oma kodu lubada. Ma just hiljuti nägin Roland Toka postitust selle kohta, et kuidas elu nautida. Et kui sa tahad endale villat basseiniga, siis sul on palju mõistlikum seal paar päeva rentida seda, kui hakata muretsema selle basseini hooldust ja kõige muude pärast. Või kui sa tahad minna nagu elada mingis tornikorteris ja vaadata üle linna, siis sa võid lihtsalt võtta hotellitoa mingis sviidi 8 õhtuks ja saad seda kogemuse palju ägedamalt nautida. Et kui palju meil on nagu kinni selles, et me peame midagi omama, et selleks, et kogeda. Aga me saame palju lihtsalt kogeda ja see korter, kus meil on kamil, meil on vann, millest saad 4 aastat unistada. Kõik siuksed asjad nagu, jah, meil ei ole seda muru või seda, aga meil on äged klaasitud rõdu, meil on äged asuga, meil on rand, meil on metsameri on kahe lähedal, eks ju. Et tegelikult see oligi nagu nii huvitav, et need sai tagasida. Ja oligi, et nagu rahaliselt, kui ma ainult hindaks rahaliselt puhtalt seda, kui palju sul raha pangakontol on. Aga samas, kui ma hindan oma aega, kui palju me sõitsime selleks, et iga päev linnas käia, kui ma käin jätkuvalt kontoris tööl, hinnata seda aega, mis sinna läks, kui palju ma sellega saan nagu rohkem teine, või see, kui palju kütust läheb selle peale, et sa maal töölt käid. Kõik need asjad, need nagu mõjutavad seda arvutuskäiku. Ja nüüd on meil see vabaduse fond, mida me saame investeerida, mis saab lihtsalt rahaliselt kasvada. Ja samamoodi, see kõik sõitmine, selles ei ole midagi halba, need on lihtsalt erinevad asjad. Ja. Sõitmine mul väga meeldis, ma olen aastaid sõitnud, sest et see on nagu see ümberlülitamise aeg on ja me kuulame väga palju Watch later on väga palju pikemaks läinud, sest ma ei jõua ära kuulata, mida ma ennem kuulasin, sest mul ei ole kuulamisaega nii palju enam, sest ma ennem sõidu ajal kuulasin, eks asju. Et
ükski asi ei ole hea ega halb. No, need on lihtsalt erinevad. Ongi. Ja see on lihtsalt nii nagu see majamüük tõi nagu väga palju välja inimeste arvamused. Ja mis on kõige ägedam selles on ka see, et ka mida me Holistic Instituutis räägime ja igal pool mujal, välismaailma sisemaailma peegeldus. Ja kui keegi sinu nuppe vajutab ja see on ebamugav, siis see on sinu enda nupp. Nagu meil oma vahel on, et vahepeal ikka vajutan teise inimese nuppe, see on väga lõbus, teate seda. Eriti kuna seda inimene saab aru, et see on tema enda nupp ja ta ei saa sinu peale pahan olla. Eriti kui see abikaasa, kes sind kunagi naiseks palus, see laskus põlve ja ütles, kallis, kas sa palun triierdaksid mind elu lõpuni? Meil oli selline diil. Aga ega muidugi jällegi teiste nuppe vajutada võinikord on ka see, et ma olen öeldud, et ma ei tahtnud sinu nuppu kogu aeg vajutada. Aga tuleb see ei ole see koht, kus me pahatahtlikult, mis pahatahtlikult, ma ei tea, see ei ole õige sõna, kus me nagu fookusega oleme seal, et kui ma kogu aeg keeran sulle, et no umbes nüüd kasva ja arene, no see ei ole see, millest me räägime. See on see, kui nii-öelda kogemata see läheb pihta. Ja, et pihta saab minna ainult see, kuhu on pihta minna. Ja siis väga äge oli seda kogeda, et kui need kommentaarid tulid, siis need ei läinud pihta. Enda sees, see oligi puhas rõõm ja nagu äge, mida me teeme, mis elu me loome ja mis moodi me seda loome. Ma just jagasin täna selle teises kohtumises seda, et minu elu nagu muutis väga palju lihtsamaks see, kui ma hakkasin jälgima, mis on minu koguvara väärtus, kui me räägime rahalisest turatundest. Sest jah, meil oli maja ju, aga see on ju vara. See, et pangalaen on väiksem kui maja hind. Okei, meil läks pilt korra uduseks, aga kohe tuleb tagasi. Sinu isa on sulle helistamas. See on võib-olla see tsensuuri koht, vaata, saad vaikselt midagi teha, naba sügada, nii et ei paista. Vast tuleb tagasi, aga kui ei tule, siis kui sa pilti ei näe, siis pole niikuinii vahet ja kui sa pilti näed, siis aga okei, tuli. Lõng jäi? Lõng jäi sellesse, et ongi, et nüüd läheb pihta. Sest mul endal ei ole seal sees tunnet, et ma annan nüüd raha ära või ma maksan kellegi teise. Sest me oleme saanud seda tagasisidet ka, et mis hullud olete, et kes see nii palju üüri maksab või kõik see hinnang nagu selle, et oi, see on ju nii kallis. Aga see kõik on alati kellegi vaatest. Ja elu jooksul on, ma arvan, mingid need numbrid muutuvadki meie enda vaates samamoodi on ja mingil perioodil võis see tunduda tohutu kallis ja teisel perioodil on see väga nagu mõistlik, normaalne. Ja, kui ma ainult üks mees tööl käiks, siis arvates niisugust üüri oleks palju paksta. Aga kui me käime mõlemad tööl, me naudime elu, me saame säästa, siis miks mitte? Ja see ongi see koht, kus ma soovitaks nagu endale korraks otsa vaata. Mis mõtted sul oleks endale, kui sa teed elus muutust? Ja kuidas teised sulle reageeriksid? Kes on su elus, kuidas nad reageerivad? Ja mida mina nagu nende seas avastanud ongi see, et see neutraalsus teiste suhtes, et mitte anda neile hinnanguid, et nemad nii arvavad, vaid mõistagi, see on nende arvamus, minul on teistsugune arvamus ja see tegelikult ei tähenda, et me ei saa sõbrad olla. See ei tähenda seda, et me ei sobi kokku või nüüd sina arvasid nii ja nüüd ma ei räägi sinuga enam. Mul ei ole ühtegi sükst asja. Mina tahaks kõigik rääkida, kui mul aeg oleks. Ja mul on hästi ükskõik, mida keegi arvab. Et lihtsalt ongi nii äge nagu seda mitmekesisust ja see on jälle see põnevus, jälle see fun ja kui me läheneme teadlikult nende inimvajaduste täitmisele, siis me saame elada palju rõõmsamat ägedamat elu ja see annabki nagu nii ägedat võimalusi meile ja see muutus luua. See oleks teistmoodi, ma oleks saanud valida mingi korteri, mis on palju soodsam ja saanud veel rohkem, siis võib-olla inimesed arvasid, et vähemalt saite soodsama korteri. Aga miks? Et miks see üldse oluline on, mida keegi arvab. Täpselt. Et tegelikult, kui nii võtta, siis see ei olegi ju oluline, aga me märkame seda, mis me kuuleme. Ja kas või see, et me endale kolimisfirma palkasime maksime neile üle 1000 €, et no meie asjad majast korterisse tooksid. Miks te ise ei sõitnud? Sellest võiks eraldi episoodi teha, kuidas see kolimine oli, sest see on ikka mega pöörane. Et kui sul on kolimine ees, siis ära kuula nagu seda nagu enda kogemust, meil on meie kogemus on ju. Aga me ju panime täiega selles mõttes, et kui selle korteri saime, siis kohe tegime seal värvisin seinad ära ja nüüd hakkame kolima. Ja samal ajal oli meil mõlemal siis täiskohaga töö, pikad päevad, kõik need asjad sisse välja, et jumal tänatud, et on olemas sellised kolimisfirmad, kes ka võtavad ja sinu klaasid kõik üksaval paberisse pakivad, et tervitused siinkohal Aduko meeskonnale, teiega on väga tore olnud koostööd teha ja väga professionaalsed kolijad, et ma ei hoia ennast tagasi kunagi kiidusõnadega, nii et tasub vaadata, uurida, mis võimalused maailmas on, et päriselt on selline täisteenus, et nad pakivad see asjad kokku ja pakivad pärast lahti ka. Me seda ei valinud küll, aga võimalus on olemas. Et see aeg nüüd tagasi vaadates, ma tahaks jälle öelda seda, ma võin kasutada seda sõna raskes, see tegelikult oli, meil ei olnud unetunde,
eriti. Siiamaani ma tunnen, mu keha taastub sellest. Sest üks nädal oli selline, kui me saime korteri võtmed kätte, siis kui ma kõik õhtud peale tööd käisin seal värvimas. Ja meil on ekstra kõrged laed, mis tähendas mingi väga mitu sammuredelil, mis on muidugi kehale väga hea. Ja trenn. Ja siis, kui see kõik sai värvitud ja kolisime, siis pärast seda tuli see nädal, kus ma hakkasin käima siis Laulasmaal seal veel mingid asju tegemas ja toomas ja mööblit müümas ja et põhimõtteliselt nagu kõik päevad olid siuksed, et jälle said magama kell 12 ja kell 1 ja praegu oligi esimene nädal, kus meil oli võtmed ja andsime eelmine pühapa üle. Ja nüüd on nädal aega. Jah, on siukene, nüüd me oleme seal, eks ju, kõik meie asjad on ühes kohas. Ja asjad, me tegime ikka oma arust nagu enne seal koristust ja sorteerisin ja värki ja siis mõtlesime, et ma ei tea, kas need kolijad ikka vaja, et meil ei ole ju nii palju asju. Elu ebareaalne, kui palju asju meil oli ja meil on jätkuvalt ja selles mõttes majast korterisse kolimine väga-väga hea samm. See on ikka korralik reha. Sul lihtsalt ei ole muud varianti, kui teha see valik, nagu mis asja sa hoiad seal voodi all sahtlis oma mingi üle-eelmise aasta märkmikke, kus igal pool on üks ja sama jutt. Et kõik hästi palju igasugused riided, mingid nipsasjakesed, lihtsalt teedki südame külmaks, aga mitte nagu jõuga üle enda minnes jälle, vaid hästi ma märkasin seda, kus on need emotsionaalsed seosed. Ma olen hoidnud alles mingid riided, mis on väiksema numbriga ja seal taga on ikka mingi lootus, et ma ühel hetkel panen need jalga, kui ma saan kaalust alla. Mida see loob, on see, et ma kogu aeg rahul olematu, sest ma ju ikka veel ei ole saanud seda tehtud. Et need sellised asjad kõik nagu välja. Et jäid alles ainult, mis on eluks vajalikud, mis on olulised ja ma ütlen, et täna meil on veel umbes pool, on liiga palju, sest korter näitab seda väga hästi. Otsaga sa hakkad ostma juurde endale kappe ja panipaiku või lihtsalt vaatad kainelt sellele peale, miks mul on seda tavaari kõike vaja. Ja jällegi, valida see muutust, lasta lahti vanast, mis ei toeta. Luua ellu uut. Lasta asjade ringi käia, lasta lihtsalt sa viida uus kasutuskeskusse. Mõned asjad ei ole isegi selleks kõlblikud enam nagu, ja Mikko hoiame neid. Et selles suhtes lihtsalt lasta lahti nendest arvamustest, mida teised arvavad, mida sa ise arvad, vaid lihtsalt nautida igat päeva seda sellisena, nagu ta on. Teha seda, mis sa tahad. Täna me sain kokku ühe grupi inimest, kes me teeme podcasti, me läheme teatrisse, homme pühapäev, ma lähen tööle, sest ma tahan minna, sest ma tahan ühe asja ära teha. Kõik siuksed asjad nagu me saame iga päev valida seda elu, mis me tahame elada. Ja see tuleb sellest, kui me oleme nõus valima teistsugust, kui võib-olla ma harjutad, kui võib-olla kui on normaalne, sest nagu normaalne ei olegi nagu, ja siinkohal ma kutsuksin ühes inimesi märkama, kas teie jaoks on normaalne see, mis on tavaline või see, mis on normaalne. Sest väga paljud asjad, mis on tavalised, ei ole minu arust normaalsed. Ja ikka tavaliselt tehakse seda. Ja see ongi see koht, kus sa saad ise neid valikuid teha. Sest praegu tänu erinevatele asjadele, terve see areng, kes on kuulnud minu seda episoodi, kus ma algul rääkisin artist episood number 2 vist või number 1 isegi. Üks oli vist sinu saade, jah. Mine kuula, kus ma tundnud olen. Siis praegu hetkeks ma olen seal kohas, kus ma naudin elu, täpselt seisen nagu ta on. Ma olen elan puhtas rahus, isegi kui on asju, millega ma ei ole rahul. Ma elan õnnelikult sellepärast, et ma tahan, sest ma valin. Ma võtan vastu muutuseid sellepärast, et see on põnev ja äge, kes kurat teab, mis saab ja absoluutselt ei võita, mis saab, sest kui isegi midagi ei saa, on ka kõik väga hästi ja lihtsalt elada seda elu sellisena nagu on ja mul on nii õnnelik, ma saan seda sinu kõrval elada. Sama kallis. Mul lihtsalt kuidagi tuleb see sõnastus veel, et normaalne, kus see sõna tuleb nagu normidele vastav, kelle normidele siis on ja aga minu jaoks kuidagi see sõna on isegi loomulik, et see, mis toimub ja mis on, et see kõik on loomulik, et me tegelikult tunneme igaüks ära enda sees, kui ei ole loomulik. Ärme jää kinni asjades, mis on normatiivsed või tavalised, vaid teeme seda, mis on loomulikult. Ja see võib muutuda. See võib ajas muutuda. Ja praegu ma saan, üks asi, mis tuli siin algul meelde selle kohavalt on see, et mõnes mõttes ma elan nagu ma olen 20-aastane. Et jah, mul ei ole nagu see kasulaps läheb ülikooli, kolib kodult välja, me oleme kahekesti, saame teha, mida meil ei ole miski, mis meid kuskil kinni ja me saame teha, mida me tahame, ükskõik kus me tahame. Ja siis sa ikkagi märkad, et tegelikult ma tahan ju seda teha, ma praegu teen. Ma elan ju seda, ma tahan elada. Ja selle kohalt oli ka Holistic-instituutis, kus Reimo Linenthal rääkis meile surmast ja et kui vähe inimestel elada, me ei tea, meil on bussi alla ja võime jääda. Et kui me elaksime igat päev nii, et see on nagu viimane päev, siis tegelikult ma ei muudaks praegu mitte midagi.
ma ikka ärkaks sama naise kõrval. Ma ikkagi ärkaks mina tegelikult päris ausalt mõtlen, ma ei tea, kas ma käiksin tööl. Nagu päriselt ma ei tea. Ma ikka veel natuke floatin selle koha peal. aga see on täitsa okei. Aga otsus on tehtud. Ma tegelikult olen otsustanud, et ma käin. Ja nüüd ongi küsimus, kas sa käid seal tööl niimoodi, et ma ei taha siin käia. Tiksud ära kuidagi. Jah, või sa käidki seal tööl sellisena, et isegi kui see oleks mu elu viimane päev, siis ma läheksin, teeksin selle ikkagi, annaks oma parima, teeksin selle, mis mulle, sest tegelikult mulle meeldib, mis ma teen. Ma olen aru saanud, sulle meeldib, mis sa teen. Väga meeldib. Ja mul on ka selline lause vahepeal tuli töökoha pealt välja, et mulle meeldib see, mida ma teen. Mulle lihtsalt vahepeal meeldib see, kuidas me seda teeme. Aga see, kuidas me seda asja teeme. Seda saab muuta. Seda saab muuta. Seda saab muuta. Siia lõpetuseks me vaikselt hakkame maantuma ka, siis ma räägin sulle loo, siis mulle hästi meeldib see, et läbi sinu on minul ka rohkem elus selliseid minust palju nooremaid sõpru või tuttavaid. Ja üks selline kihvt inimene on Boris, kes siis kuidagi lihtsalt tuli ükskord meie sündmusele ja Laulasmaal elab terve punt selliseid ägedaid surfinoori, ma ei tea, kui vanad nad on, vist alla 30 või? Ma arvan, sinna nüüd. Ja nemad, ta siis kihvta elu, siin ma arvan, et see on väga okei, kui ma sellest räägin, sest nad ise jagavad seda ka. Kui sa tahad vaadata, siis Instagramis on Elutuhin sellise nime all ja nende teekond siis nagu sellel hetkel, kui me kokku saime, oli siis see, et nad olid siis rentinud endale ühe ägeda maja Laulasmaal 4 ja täiel rinnal siis nautisid seda sõprust ja seda, põhjus nagu Friends seriaalist on ja pluss siis see surfihobi ja mis seal kõik veel juures olid on ju. Ja kui ma nüüd Laulasmaalt olime ära kolinud, siis eelmine nädalavahetus ma käisin seal Ott ja Matilda kohvikus. Kui sa ei ole käinud, siis mine, see on täiega nagu praegu on see soovituste podcast, nii palju tuleb nimesid ja asju üles, aga davai, ma räägin selle loo lõpuni. Ja siis seal Ott ja Matildas ma nägin Borissi, et tšau Boris, kui sa juhtud seda kuulama, ja tema ütles, et nendel on ka selline koht, et nad vist liiguvad edasi sealt. Ja kui temaga ma rääkisin ja siis ma rääkisin, kuidas meie nagu majast valisime lahti lasta, siis minu sees tuli see taipamine, et me lahkusime nagu kõige magusamal hetkel. See on nagu see, vaata, kui on hästi äge pidu, möll on täies oos ja siis see on kell 1 öösel ja järsku sul tuleb seda ära tundmine, et nüüd on parim aeg ära minna. Versus see, et see ei raatsi, kuigi see tunne tuli ja siis sa tiksud seal, kell on 4, kõik on jumal juba täis, igal pool on laga, ise oled surm väsinud, saad aru, et natuke jäin kauaks. Siis kui tuleb see tunne, et on vaja muutust, vaata siis tol hetkel seal Borisiga jutustades minule päriselt nagu tuli järgmise taseme mõistmine, mida tähendab see julgus valida muutust. See ongi see, et see tegelikult öeldakse, vaata, et töölt tuleb ära tulla, siis kui sa oled mingi karjääri tipus, on ja, valid järgmise. Ja see ei ole see, et sa mingi rabeled ja otsid kogu aeg paremat ja oled rahulolematu seal sees. Aga kuidagi see on päriselt see julgus valida muutust, et kui kõik on nii hea ja nii mugav võib olla ja tundub, et miks peaks, võiks ju veel olla, aga tunne on ja teadmine on ja siis sa lähed. Ja see on see, mida mina tahan omalt poolt siia lõpetuseks kaasa anda, et kui sul on elus mingid kohti, kus sa tunned ära, et on aeg muutuseks, siis lihtsalt tee. Ja kui sa tunned ka selle koha ära, kus sa oled liiga kauaks lohisema jäänud, siis see on ka okei, sest see on ka osa kogemusest. Ja selle muutuste kohalt üks asi ma soovitaksin kõigil muuta. Nagu Liisides on väga soovituste podcast. Siis ma tänast kuulusin ühte voice-sõnumit tervitused Anu Tähemaale, kes just jagas seda, kui ägedalt me ühes grupis nagu üksteist toetame ja kõike seda, kui vähe tegelikult me eestlastena või inimestena üldse julgen välja öelda, kus me käime, mis me teeme. Meil oli kunagi stuudio, kus inimesed käisid ja siis nad ei jaganud, et nad seal stuudios tegid ägedaid asju. Sellepärast nad jagasid lihtsalt, ma tegin siin ägeda asjaga seda, et ma siin rentisin stuudiot, kus oli hea keskkond ja hoidis seda ruumi. Me ei jagatud seda või samamoodi, miks me oleme maininud siin Kinnisvara juttude podcasti stuudios, et algisel tänusõnad selleks, et täiega äge on jagada seda, mis me teeme teistele ja kellega me seda teeme. Et muidugi oleksime võinud jätta kõik personaaltreeni nimel mainimata, mõlemad on ülimalt ägedad. Või üldse rääkida hästi ümmargust juttu. Väga ümmargust juttu, aga tegelikult on õige. Räägime konkreetselt, ütleme konkreetselt. Kui teile meeldib see podcast, jagage seda, subscribe'ige sellele, jagage seda sõprade, jagage seda teistele, jagage seda sotsiaalmeedias, jagage head kraami. Ja kui teile ei meeldi see, siis ärge jagage. Aga see ongi tagasi, et miks ei meeldi. Jagada tagasisidet igal juhul. Vahet ei ole, kas see on meeldib või ei meeldi. Ja. See ei ole see, miks pärast mina seda teen või meie seda teeme. See saade sünnib selleks, et
siis kui on õige hetk ja õige koht, siis see saade just tahab sündida. Meil oli siin just üks väga lahe kogemus, esimest korda, kus me sättisime stuudio püsti, külaline oli kohal, hakkasime salvestama, tuli välja, et üks tehniline vidin on puudu, me ei saanud salvestada, leppisime uue aja kokku ja siis külaline ütles, et tead, me ikka praegu ei tule. Ja see on ka okei, sest iga episood sünnib sellepärast, et see tahab sündida. Mitte sellepärast, et kellegile meeldida või et saada laike, selle koha ma olen ka kõik juba läbi käinud ja varasemates episoodides jaganud, aga tänavad, kui mul ongi praegu otsusega ja valikuga see fookus on sellel päevatööl, siis need kaks asja, mis on siis need minu asjad siin kõrval. Üks on see, millest praegu ei räägi, äkki räägin mõni teine kord. Ja teine on see podcast. Siis mul on täis usaldus selles, et ma ei pea mitte midagi, ei pea olema 2 episoodi kuus, ega 1 kuus, ega iga laupäev, vaid siis, kui tuleb tunne ja see külaline, kellega tuleb tunne. Ja. Nii et kui sa oled keegi, kes on ennast saatesse pakkunud ja praegu ei ole ma sind kutsunud, siis usalda seda ka, sest ühel hetkel võib-olla see saade tuleb, aga võib-olla ei tule ja siis tuleb hoopis midagi muud. Jah, et selles suhtes, mida ainult ka selle saates, vaid üleüldse oma elus. Meil on nii palju ägeda inimesi oma elus. Täiega jagaga, mis nad teevad, nagu öeldakse tänapäeval, üks jagas just iluti sotsiaalmeedias ka selle kohta, et kõige suurem asi, mis on tegelikult väiksele alustavale ühe inimese ettevõttele või coachile või kes need terapeudid, kes iganes on inimesed, pange like, jagage edasi, see ei võta teilt tükki küljest ära. Et selles suhtes nagu see maailm, et inimesed nähtavale tuua, neid ägedaid lugusid, neid ägedaid inimesi, see on ülimalt oluline. Miks rääkida inimestega nimedes, kes meid on toetanud, et mul oli see õpetaja või teine õpetaja, miks me räägime need mentori nimedest, siis nad on tegelikult, on ägeda mentorid ja isegi kui me seda praegu teda ei jälgi või me ei ole tema järjest trennis, ei tähenda seda, et tema sel hetkel, kui ta oli meie treener, oli parimaid treenerid, kes sel hetkel olla sai. Täpselt nii ongi. Ja ma arvan, et on siiamaani äge treener. Ja ma täiega usun, et kõik on ägedad inimesed edaspidi ka. Mul tuli veel üks äge oluline inimene meelde. Me teeme ühte asja, ühes asjas valisime veel muutuse või tegime endale uue kodu Feng Shui soovitustel. Nii et Liisa Niglas, tervitused sulle ka. Ja kui sina oled kolimas või uut koduloomas või võib-olla tunned olemas olevas kodus, nii ole nagu päris hea olla, siis pöördu Liisa poole. Ja Solar Feng Shui on siis Instas. Vähemalt kindlasti üks kanal, kus sa tema leiad ja ma nägin, et Liisa oli käinud ka puudutamid saates hiljuti, nii et sealt tasub ka kuulata, mul endal on pooleli. Nii et ühesõnaga, ma olen väga-väga nõus sinuga, sest selle ettevõtluse teekonna jooksul ma sain seda ka kogeda, kui kuradi keeruline oli vast nagu nähtavale saada. See ongi nii huvitav ja Wildfiti see toitumise teemadele, ma näen väga tihti seda, et inimesed ei räägi oma toitumislugu, nad ei taha rääkida, et ma võtsin 5 kilo alla või 10 kilo alla, või mul on rohkem energiat või ma toitun nüüd teistmoodi, ma ei taha ju seda öelda, mis mõttes? Täiega öelge, täiega rääkige. Ja ära karda olla imelik, sellepärast, et imelikude päralt on maailm. Igaüks meist on omamoodi imelik. Aitäh, Harri! Ja meie jätkame imelikud edasi olema. Aitäh, Harri, et sa tulid. Aitäh, ja me võtame siit tervitusnapsuks metsikult maitsev, mina leidsin selle täna Balti jaama turult, aga tegelikult me teeme seda kodus ise ka. Hästi lihtne sidrun, mesi, ingver ja saad teha endale sükse šoti, kas apelsinimahla või õunamahlaga, mis iganes sulle rohkem meeldib. Turgutab tervist ja niisama tore kokku lüüa ja elu ilma alkoholita on väga palju parem, kui siin praegu napsuklaase külistades oleks. Imelist kuulamist järgmisi osades. Kohtume jälle, siin või seal pool. Tšau! Tšau! Väga magus. Väga magus. Väga magus. Ikka väga magus. No nii, räägi nüüd, mis sa rääkimalt jätsid? Ei tea, aga ei rääkinud, ei jäädnud vist midagi. Ma saan aru, et mingi hetkel tuleb su perekonna teema podcasti. Sellepärast, et see on väga huvitav teema. See on nii äge, nii kõrvalt näha. See, kuidas ma oma bioloogilisi isa üles leidsin ja kõik. Ja nüüd, kus sa emaga kokku said ja milliseid teemasi see üles toob jällegi pereliikmete asjadest. Ja see ongi see koht, kus on jälle huvitav, et kõiki tahad, kõik jäetakse, nagu sa ka tõid mulle pointi välja, et kui me rääksime oma tütrest, et palju ei tahagi rääkida. Aga see on nii huvitav, kui inimesed ei taha olla nagu avatud. Aga ei pea, igalel oma teekond ja minu asi pole ka läbi selle enda loo jagamise kedagi kuidagi vägisi eetrisse tirida. Vaid keegi saab jagada läbi oma kogemuse. Ja selle kohta oli väga äge kunagine ütlus, et kui keegi on otsustanud võtta rolli sinu elu filmis, siis see oli tema valik.
jah, et ta satub ikkagi sinna kinolinale. jah, et selles, kui tema valis selle rolli olla sinu elufilmis, siis on täiesti okei, et sina läbi enda kogemuse, läbi enda vaatenurga jagad seda filmi. Või siis sa said aru, et meil tegelikult saade on läbi enne. Me loome praegu see reklaamsisu järgmiste saadete jaoks. Et oluline ongi mõista seda, et see elufilm, nagu me ei pea jätma sealt rääkimata osasid, sellepärast, et keegi teine on selles ka rolli mänginud. See oli meie elufilm, meiega tehti nii, või meie tegime nii. See on täiesti okei. Jah, võib-olla võime hoida nimesi teatud kohtades nagu ära, aga samal ajal ei jäta oma lugu rääkima. Kanalile subscribe ja jälgi ja vaata, aga ei tea, mis siit peal kõik tuleb. Keegi ei tea, mis siis saab. Et nautige teekonda ja vaata, mis järgi tuleb. Et ma ei tea, kas see lõigatakse siit ära, kui ei lõigatud, siis... Aga võib-olla lõigatakse ja pannakse kuskile mujale. Keegi ei tea. Mina selle kokku puudu, selle ma räägin ja vaatan nii kuni siis mu armas abiga Liisi siin paneb selle seal, kinni. Kus see kinni käib. On jah, aga no see on sinu otsus valitsus. Ma ei ulata sinna. Mikrofoni eest ära lükata, lugeda lõpetuks ja panna kinni. Täpselt nii, ütleb ta telefonikõnede kohta ka ja siis ma ei raatsi. Jah, ega mina just on ootas, mul ei ole väga kõned kinni panna. Kui tema soovib kõne kinni panna, siis ta saab seda teha.